No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ISRL episood 391 teie ees ja laua taga ootamatult isegi viimastele nädalatele, kuudele kohaselt sama seltskond, kes eelmine nädal, ehk siis Kaarel Tall, tervitus. Tere, minge kõik kohe juba saate alguse puhul tahaks öelda, minge kõik piletilevisse ja oska neljapäevaks pilet ära Paide mängule, aga sellest räägime veel. Reklaamiminutid tulevad ka. Tähendab, sa olid juba nagu varakult ära vastatud selle, et... Ma mõtlesin, et kohe saate, vaata, mõni inimene vaatab ainult mingi 10 sekundit saadet, siis tuleb kohe ära öelda, et nüüd piletit ostma. Okei, Markus Jürgens on sinu etteaste. Tere. Ei, see, miks ma kiidan Talli seda üleskutset, sest ma tahaks loota, et tegelikult ju Levadia viimase euromänguga oli siuke tunne küll, et kuidagi see hakkas nagu lumepalli efektina minema ja nii palju kui siin mängupäeval kuulda sai, siis Lauri Välja või Levadia poole pealt tuli see ja turvameeskonna poolt tuli see info ka niimoodi, et see number kasvas nagu iga päevaga, mis klubi siis ütles, et ootame 3000, siis oli järgmine 4000, siis 5, siis 6, siis 7 ja siis lõpuks tuli pea 8000, et see kasvas nagu lumepallina ja tegelikult me ju ka siin kutsusime inimesi Levadia mängule ja tegelikult oli siuke tunne, et kuidagi siuke vibe oli selline, et kõik nagu ühendused jõud, vähemalt minul oli selline mulje. Paide ja mina Raul Õssar. Tšau. Paide on salapärane ka, et pilet maksab 10 eurot ja siis on kirjutatud juurde, et mängupäeval on hinnalisem. Aga ei tea, mis hinnaga on mängupäeval, seda ei ole kirjas. Jooksvalt saab vaadata midagi. Ja see ongi tegelikult huvitav, nagu võib-olla tark lüke, et siis sa mängupäeval nagu timmid selle järgi, et kui palju on juba müüdud ja nii edasi. Aga jah, igal juhul tasub ju varakult. Jah, selles mõttes, et Levadia mänguga mul sai kuskilt ka mingisuguse sooduskoodi ja mina ostsin, ise ma olin tööl või tegin kommentaari, aga perele ostsin, kus ma sain 5 või 6 euroga, ehk siis ostsin varem ära. Ja mängupäeval siis oleks olnud 20 eurot, see on ikkagi... See oli vahe sees, sellest hoolimata tuli mängupäeval ju tegelikult päris palju ikkagi piletiostjaid juurde, mis mingis mõttes finantsiliselt kindlasti on klubi jaoks positiivne, aga mängukorralduslikus mõttes, me selle mängu juurde juba läheme, võib-olla räägime sellest poolest kõigepealt. Mängukorralduslikus mõttes oli kindlasti negatiivne, sest kui ütleme Levadia teaks nüüd nullist, et see mäng toob nii palju rahvast, siis ilmselt oleks seal palju asju tehtud teistmoodi. Loomulikult, jah. Kõige esimene asi ilmselt oleks ikkagi mitte nimesid, vaid pileti peal sul koht ka kirjas, sest ma päris mitmete inimestega rääkisin, kes kellegi juhuslikult sattusin kokku, ma ei tea, järgmisel päeval, ülejärgmisel päeval, kes käisid seda mängu vaatamas. Ja mul endal kodus ka inimesed käisid, on ju. Ja seda ikkagi selle üle nurisiti näiteks päris palju, et sa lähed sinna, sa ei tea, kuhu sa saad istuma, kas sa saad istuma, sul ei ole kindlat kohta, on ju. Sul on terve see tribüün on sisust täis, on ju, et kas ma kuskil, mitmed inimesed ütlesid, ma vaatasingi püsti seda mängu näiteks kuskil koridoris või seal nurga peal kuskil. Jah, see on probleem, mis tekib siis, kui käib suur hulk rahvast. Nagu selles mängus, sellepärast, et Tartu korvpallimeeskonnal on ju samad soovid on nii-öelda pealtvaatajate poolt ja nende fännide poolt. Neil on ju seal, kas nüüd stabiilselt täismaja Tartus, aga väga palju... Seal on ka kohti ei ole, eks ju. Ja kohti ei ole, aga nüüd fännide poolt on tulnud see, et see võiks olla nii, et oleks need kohad ja siis minu teada Talts ja kompani tegelevad ka sellega, et nüüd algavaks hoojaks siis panna see numbrisüsteem sinna, et see muidugi lihtsustab, aga see on jällegi, see on nagu probleem nendes mängudes, mis meil siin toob 8000. Ja Levadia puhul ongi see, et see praegune Levadia, ütleme, kontor ju ei ole mitte kunagi sellist mängu korraldanud, kus sul tuleb peaaegu 8000 inimest, on ju, et seal nende jaoks oli see täiesti esmakordne kogemus sellise publiku hulgaga mängu korraldada. Kunagi Levadia Newcastle oli, aga see oli 20 aastat tagasi. See oli ammu, siis Lauri siis oli veel väike, kes peamine korraldaja on, aga eks ta on nagu keeruline, sest sa ei saa turvafirmale öelda mängupäev, näiteks turvafirmal, seal muidugi veel asju, et sa ei saa ju turvafirmale öelda, et mängupäev hommikul, et äkki saab. Et kuule, et meil on vaja tegelikult... Mida hiljem sa ütled seda, kõik on keerulisem ajal. Jah, et meil on, teeme 4 väravat veel lahti, see 4 väravat, igas väravas on sul 2 või 3 turvameest, on ju, see teeb juba 10 inimest, 10 korda töötunnid, siis 5 on ju, 2 tundi enne mängu, 2 tundi mängu, tund aega pärast, 5 tundi, 10 inimest juba sealt. Pluss siis, kui sa teed rohkem väravaid lahti, siis peab sul olema ka sees rohkem turvatöötajaid, kui me konkreetselt turvatöötajast räägime. Ma ei tea, mitme meetri tagant siin need turvainimesed seisavad. See on circa 20 inimest
noh, igaüks võib arvutada, et mis see nagu kuluna on. Või kui lihtne, või noh, mõelda, kui lihtne on kui lihtne neid inimesi saada. Mängupäeva hommikul näiteks saada. No, ma ei tea, võib-olla see nii-öelda list on päris pikk, keda seal kutsuda, aga noh, keegi peab sellega tegelema. Aga noh, ma ei tea, räägime spordist ka äkki või jalgpallist, et see platsi peal toimus ka ikkagi 120 minutit andmist. Levadia 1, Göteborgi 3 lõpuks siis, ehk siis edasipääsu ei tulnud, oodatud edasipääsu, Rootsi klubide vastu endiselt 0 ring meil, aga noh, Levadia ikkagi lahkus suhteliselt pea püsti, ma arvaks küll, et see nagu lahing, mis anti 210 minuti jooksul, oli ikkagi meeldejääv. Väga hea mängud tegid, mõlemad mängud väga head. Ma arvan küll, et see teine mäng oli ka tegelikult mängiti ju stabiilselt peaaegu kõik need minutid Rootsi kõrgliga satsiga, kui vaatad seda mängu, siis see jäi mulje, nagu oleks suht võrdsed võistkonnad. Ja nagu reaalsuses ei ole võrdsed võistkonnad, aga nad tekitasid selle mulje ja see on väga kõva. Et selles mõttes minu mõnest oli mõlemas mängus hea etteaste ja teises samamoodi. Ma arvan, Eesti klubidel nüüd lähitulevikus paremat varianti ei tule, noh, Rootsi Allsvenskani meeskonda välja lüüa. Ma arvan. Sest nad olid ikkagi, see, et nad treenerit vahetasid, see nii-öelda euro mõistes, ma arvan, et päästis nad tegelikult ära. Julgen arvata, sest nüüd nad koduliigas ju ka võtsid eile või üleile võidu, aga sa võid öelda, et see on sama treener sealt pingi pealt tuleb, aga see on ikkagi mingisugune uus asi ja ma arvan, et see päästis selle asja seal. No mulle ei tundu, et nad oleks jubedalt teistmoodi mänginud või kuidagi nagu mingisuguse uue energia. Minu arust see mäng oli suhteliselt samasugune, lihtsalt nagu vahe oli sees, mitu väravat keegi ära lõi ja nii edasi. Jah, noh, see on ju tavapärane, et kui sa treenerit vahetad, siis see uus treener ütleb, noh, kui ta nädala keskel pannakse pukki nädala vahesul mäng, siis ta ütleb, kõik siuksed peatreenerid ütlevad kohe, et noh, ega ma siin suurt muuta ei jõua, ehk siis ta peabki tööd tegema teistsuguste asjadega, noh, ta üritab saada selle meeskonna uuesti nii-öelda positiivse ree peale ja pigem see töö käib seal, ütleme, teiste asjadega kui mingi taktikaga selle nädala jooksul. Nad ei mänginud ju paremini kui esimeses mängus, need vastasid, või ei paistnud paremini. Ei olnud nagu sellist nagu visuaalset efekti, et vaastavad uue värske peatreeneri efekt. Nagu, et mulle tundub ka, et see pigem oli nagu lihtsalt see, et noh, seal on aga äkki peatreener suutis tekitada mingisuguse usu sellesse mänguplaani, mida ta neile ette söötis. Äkki see oli kadunud, noh, sinna sisse ei näe, vaata, äkki seal võis olla meeskonna sees see, et nad olid kaotanud usu endise peatreeneri nii-öelda mõtetesse ja ideedesse. Ja noh, kui see kaob ära, siis on hästi keeruline. No, ega me kokkuvõttes ei tea, mis saanud oleks, kui oleks see endine peatreener jäänud, on ju, kuidas see mäng siis oleks läinud, ilmselt mitte päris samamoodi, aga minu nagu arvamustunnetus on, et ega see väga oluliselt teistmoodi ka ei oleks olnud, et nad oleks ilmselt võinud selle sama vana peatreeneriga ka samamoodi edasi saada, lisaajal. Jah, ma ei tea, need roostlasteks, ma ikkagi päris suures osas tahaks nagu mõelda ka selles suunas, et roostlastel oli ikkagi raske sellepärast, et Levadia oli hea ja võib-olla meie jaoks, ma ei tea, Eesti jalgpallikogukonna jaoks mitte isegi nii üllatavalt hea kui roostlaste enda jaoks, et nemad paistsid olevat nagu üllatanud sellest, et see Eesti sats tuleb neile vastu ja mängib nagu noh, mänguplaan ongi selline nagu noh, et lähme julgelt ja ongi, kõik oli julge, kõik oli enesekindel tegelikult, isegi kui eksiti või tehti neid nagu 2 mängu peale tulid ju mõned nagu nii-öelda rumalused sisse, siis see ka nagu ei muutnud seda enesekindlust, mis oli mängijatel, et see osa oli, ma arvan, ikkagi nagu ka Rootsi satsi jaoks nagu keeruline mõista, et Levadia proovib ruttu palli tagasi võita, ei langegi põhimõtteliselt 2 mängu jooksul. Noh, isegi kui langeti nagu madalasse kaitseblokki, siis see ei olnud nagu see, kuhu taheti jääda, sealt taheti kohe välja tulla. Et kui pikk pall ette löödi, siis need liinid lükati järgi ja prooviti seda palli hoida ja see kõik oli, arvan, nagu rootslaste jaoks üllatav ja siis oligi raske neil, et ma peatreeneriks, kes iganes neid juhendas, päris arvestatav osa oli sellele, et Slava Zahovaiko ja Levadia tegid head tööd. Seda küll. Lihtsalt üks asi, mis minule tundus üsna konkreetselt, oli lõpuks Levadia võib-olla siis allajäämise põhjuseks,
oli see, et neil sai kütus otsa ja neil ei olnud piisavalt palju piisava kvaliteediga käike pingi pealt tuua. Jah, aga ta oleks, mina tagantjärgi arvamusteadus on ju täppisteadus. Ma arvan, et nad jäid natukene vahetustega ikkagi hiljaks. Ma saan, jah, sisuliselt nad ei teinud vahetus 90 minuti vältel, see lisaminutitel see selleks 2 tükki. Aga ma saan aru sellest dilemmast. Sul, kuni 60 minutini seal ju asjad, olid kontrolli all, mehed olid värskemad, mängisid, jooksid, liikusid. Ja me oleme siin korduvalt ju tagunud seda, et ega sa niisama vahetusi ei pea tegema. Aga seal ilmselt jäi nagu 2 silma vahel see, et sealt selline kukkumine tuleb. Hästi kõnekas oli see, kas see oli 3. värav või teine, kus ma just vahetult enne ütlesin, et Peetson enam ei liigu. See oli see 3. juba. See, kus tundus, et ka Saliste jäi natukene nagu paar sammu valesti. Ja Saliste venitas krampe, on ju. Ja see Peets, see oli hästi kõnekas, kuidas Peetson, ma vahetult just silmasin Rasmus Peetsonit ja ta jalad ei liikunud enam ja ta ei jõudnud oma positsiooni ja sealt tuldi läbi kohe ja löödi see 3. Aga jah, aga ma saan aru, miks Zaha Vaiko nende vahetustega nii kaua siis, ma ei taha öelda venitas, aga nii kaua ootas. Aga tagantjärgi võib öelda, et jäi hiljaks. Hiljaks jäämine on üks asi, aga teine pool on minu jaoks ikkagi suhteliselt selgelt see, et sul sinna ikkagi ründesse oli näha, et Kirssi ja Sambet ta pigem ei usalda ja Otto tuli, eks ju, sinna sisse, seal tuli sisse Skvortsov, kes lõpuks lõi ju värava ka, aga ega sinna ettepoole rohkem käike, justkui keda Zaha Vaiko oleks usaldanud, lihtsalt ei olnud sealt pingi pealt võtta, see pink oli ka ju, seal ei olnud nii palju mängijaid, et oleks nii-öelda pingi täis anda isegi panna. Ma ei tea, kas ma arvan, et tal oli nagu olulisem oleks olnud tal ikkagi sinna keskväljale ja võib-olla kaitsesse tuua värskeid jalgu, et see ründesse värskeid jalad, need tekkisid selles kaotusseisus, eks ole, aga tegelikult oli ju päris lisa ja alguses oli veel seis viigis. Igasugune mängija Levadia-suguse meeskonna, ka Flora, ka Paide, ka Kalju pingi pealt peaks olema parem kui mitte liikuvate jalgadega mängija väljakul. Aga me nägime, et neid vahetusi ei tehtud ja ongi, et sul keskväljale oligi Skvortsov ainult tuua, sul pingi peal olid Ani, Kaua Taavi, Kirss, Lehtmets, Hubert Liiv, Enoko Too, kes, ma ei tea, mängib selle ääre peale, aga keskväljale Sambe, Skvortsov, Tammik, ainult Skvortsov ongi see, kelle sa saad nagu keskväljale panna sealt. Aga pigem ründav mängija. Ja kui me mõtleme selle peale, seal ongi Sakarjuka on veel, kes on päris pikalt juba vigastusega väljas olnud, ega seal ei ole ka sellist asja nagu Floras, et ma ei tea, kõik äärekaitsed on korraga vigastatud, seal ei ole Levadias ka, et kõik poolkaitsed oleks korraga vigastatud, ega seal võistkonnas ei olegi rohkem neid mängijaid sisuliselt ja sel hooajal Levadia jaoks ei ole seni probleem olnud, kuni siis nüüd neljapäeva õhtuni. Jah, ongi, eelmise hooaja koosseisu nad komplekteerisid niimoodi, et oleks saanud Göteborgi vastu kordusmängus teha rohkem vahetusi. Oli ülekatet. Jah, aga see hooaeg on teistsuguse eelarvega see komplekteeritud ja tegelikult nüüd läks nagu mängu lõppu vaadates tundub, et oleks pidanud paremini saama, aga laias laastus on selle väiksema koosseisu ja väiksema eelarvega tehtud parem hooaeg kui eelmine aasta, nii et selles mõttes respekt. Kahtlemata. Markus, mulle jäi siuke mulje, et Saliste ja Liivak mängisid väga hästi ja siis ma mõtlesin, et kuna sa oled selle positsiooni mees, kas sulle jäi siuke mulje või ajan muudu jutt? Liivaku taha otsiti päris palju neid sööte, eks? Korralikult, sinna sõeluti korralikult, see on aga nad otsisid üldse liini taha sööte palju. Nad otsisid palju liini taha, aga nad meelitasid seda Liivaku äärt siin, see ongi see dilemma seal äärekaitsel, sa ei taha, kindlasti Zaha Vaiko ei tahtnud oma meeskonda liiga alla vajuda, et see oleks olnud keeruline. Ja siis sul tekibki äärekaitsena, sinu mees on seal kõrgemal ääre peal, siis on see dilemma, kuidas on kokku lepitud, kas mina astun välja äärekaitsena või ma kamandan sinna keskpooliku või äärepooliku, aga kuskilt hakkab lagunema siis. Aga seal pidevalt Liivak astus välja siis, ja kohe rünnati Liivaku selja taga, see oli korduv muster. Aga võtta nagu pikemat plaani, siis on tõesti hea meel nagu näha, et Liivak on uuesti, nagu me oleme siin ju rääkinud ka, et on nagu saanud usalduse, mänguminutid, sellised teadmised, et ta on põhimees. Ta elab praegu, ta läheb magama õhtul teadmisega, et ta on põhimees. Et tal see pinge on nagu kadunud ära ja see natuke vabastab mängijat, see, et sa ei kuritarvita seda teadmist,
et sa oled stabiilne põhikoosseisu mängija. Aga et see tekitab sus sellise mõnusa rahulikkuse, kindluse ja läbi selle see võimaldab sul näidata väljakul sinu parimaid omadusi, mida selgelt on näha, et Saliste ja Liivak tunnevad ennast kuidagi mugavalt seal väljaku peal sellel positsioonil ja on meeskonnale kasulikud. Mulle tundus, et näiteks see sama, et Levadia üldse niimoodi mängima läks, see usaldus paljuski nagu see treener neid kahte usaldab, see annab ka võimalust seda nii-öelda nagu kõrgemale minna, et tegelikult enamasti ju ääred, eks ole, tõusevadki rünnakufaasis kõrgele, tekitavad seal seda ülekaalu, Peetson jääb vajadusel sinna keskkaitsjate vahele, aga just see, et nad nagu nii palju ründasid ja see annab ka seda võimalust, et see, eks ole, võidad nagu palli kõrgemal tagasi, isegi kui me nii-öelda kaotame vastaste karistusala lähedal palli, siis sul on seda lihtsam tagasi võita, kui sul on need äärekaitsed juba seal. Nagu... Ja, aga väga kõnekas nagu Levadia kohta oli jällegi see, et vaata ühe korra jälle esimesel poolel Liivaku seljatagust rünnati, ühe korra, kes selle kinni jooksis, oli ju Roosnup. Täiesti teiselt. Et vahet pole, kes sellel hetkel sinna satub, et keegi nagu katab sõpra ja see on nagu ütleb meeskonna kohta rohkem pahatihti kui mõni tulemus. Me oleme üle veerand tunni sellest mängust rääkinud ja me ei ole maininud veel seda, et Karl-Andre Valner tõrjus 2 penaltit selles mängus ja see asi oleks võinud palju inetumalt minna Levadia jaoks, kusjuures mõlemad need penaltid, eriti see esimene, olid ikka sellised, mis see Norra kohtunik ikkagi nagu oleks tugevalt saanud andmata jätta, ütleme niimoodi. See teine olukord... Teist penaltit, mis seal ikka nii väga vajelda? No, ma ei tea, mulle tundus küll, et Valner seisis ja ründaja pigem jooksis talle otsa, mitte Valner ei liikunud talle vastu. Ja, aga Valner ei tõrjunud palli absoluutselt selles mõttes, et pall läks lihtsalt jalga vahelt läbi. Oleks ta seda palli nagu oma jalgadega tõrjunud ja vastane oleks talle otsa jooksnud. Siis oleks kõik chill, aga see pall läks nii õnnetult lihtsalt sealt jalga vahelt läbi. Aga see esimene oli, selle oleks võinud andmata jätta. See oli selline mängu manageerimise küsimus, mulle tundub. Kui seal ei olnud nüüd, mis, ma ei tea, jäi meil kuidagi 2 silma vahel, et ta oli varem juba, ma ei tea, 2 korda hoiatanud seda, vankvad selle sellise asja eest, et siis lõpuks viskab üle, et näed, tegid jälle enda viga. Aga see, mina ei ole varem näinud vist sellise asjas penaltit. Nii tobe penalti lihtsalt. Aga palli ei valetanud ja Valner võttis ära. Valnerilt, kas see, top asi, mis see statistika oli, mis sa lugesid Eesti liigas? Kui mina lugesin kokku Valner Levadias, talle oli löödud 23 penaltit enne seda neljapäevast mängu ja 21 neist oli läinud sisse. Kusjuures selles ma ei ole kindel, kas need 2 olid mõlemad tõrjed või seal võib-olla keegi oli raamist mööda üldse. Ja koondisest oli suht vastupidi statistika, umbes rohkem pealt tõrjed kui mänge või midagi sellist, kui pealt seerid ka juurde võtta. Ja nüüd siis ühe õhtuga 2 tükki, et päris selline jõhker statistiline anomaalia, aga nagu Valner, ma mäletan, ütles minule märtsikuus Rondas, kui ta ju, see oli poolfinaal, mille me penaltitega võitsime, eks ju, kus tema oli väravas, siis et tahaks nüüd klubis ka hakata tõrjuma penaltit. Sellepärast on kahju, et sellise mängu pealt oleks olnud ju huvitav näha penaltiseeriat, et kuidas see Göteborgi oleks mõjutanud. 5-5 veel ära võtnud. Ei see ikka lähed lööma ikka hoopis teise tundega, kui see väravaht on just äsja 2 tükki ära võtnud, et see oleks võtnud iga venna natsa väristama seal või nagu sabistama. Pluss veel see, et penaltiseerias alati kuidagi selline tunnetuslikult on sellel eeldataval, ma ei tea, outsideril või sellel mittesoosikul on nagu väike eelis, et sul on nagu pinged natuke rohkem maas või sul on nagu vähem kaotada, eks ju, et sa penaltiseerias nagu lähed pingevamalt lööma, et selles suhtes Levadial võib-olla väike eelis oleks olnud. Ja minuti jagu seda pinget jagus sinna lisa ja lõppu isegi Skvortsov lõi natuke liiga hilja ja Sahoiko ka ütles, et aega ei puudu. Kusjuures mängu ajal seda lisaaega vaadata, see oli küll selline tunne, et nagu mitte kuskilt justkui Levadia väravaid nagu paista ei olnud, et see oli nii toss oli see meeskond juba. Ja siis selle järel ikka saab öelda, et aega ei puudu. Jah, eks kahju jah, et seal oleks võinud 3-4 minutit veel olla seda raginat. No seal ühe, ütleme, olukorra jagu oli seda, kui pall viidi kasti ja see tuli sealt kiirelt välja tagasi. Aga sellised kahetsed tunded, selles mõttes, et... Jah, täpselt on ju. Tegelikult alusime jõudev seisus seda õhtut. Et pigem ma tunneks sellist nagu kahju oleks, kui ma oleks nagu meeskonna osa. Muidugi on kahju ja siis teisalt on nagu... väga head mängud tegid. Ja samas jällegi mitte midagi ei maksa. Räägime natuke sellest ka, mis tegelikult võib-olla uudiskündist ületas üle Eesti rohkemgi kui see mäng ise, ehk siis need Göteborgi fännid, ultrad, huligaanid ise defineerivad ennast huligaanidena, nagu me täna
siia kõndides astusime ka korra ühest nendest laamendatud vetsudest astusime läbi ja seal mingi, ma ei tea, mis see lühend oli seal, aga Hools oli seal seina peale grafitiga tehtud. Ei no vetsud, eks, aga see kõik muu on siin ka ikkagi korralik laga, et sellist asja ei mäletagi, et kõik need koristusbrigaadid on, as we speak on siin praegu teevad tööd, et need asjad nagu korda teha siin, aga ütleme, see kleepuv põrand siin terves selles sektoris on päris häirib. No kõik asjad on maha visatud, mis võimalik on nagu nii-öelda sodina, et seal oli tubakapadjad, seal oli kõik joogid, laga on maha jäetud. Kusjuures, kui ma pärast mängu käisin seal sektoris ringi, siis nagu ootamatult palju oli veepudeleid seal maas just, mitte nagu mingid õlletopse, vaid veepudeleid. Et, huvitav ajastu, kus meil on. Tervislik, äkki nad olid tervislik see fännirühmitus. Väga halvad inimesed, need, kes siin lõhkuma hakkasid, ega muud ei olegi. Mulle tundus, et nagu väga suur osa neid fänne just kogu selle päeva jooksul ise ka vanalinnas ringi alutades seal, kõik see oli nii tore nagu, et nii rõõmsad ja toredad inimesed laulavad ja tantsivad ja keksivad ja siuke nagu... Suur osa neist ilmselt oligi, aga seal vaata nagu öeldigi, et seal on alla 100 ilmselt oli neid kõrge riskiastmega inimesi, kes tulid ka selle fännirühmaga siia ja ega sul nende 2 vetsu segi peksmiseks paarist inimesed rohkemat tegelikult vaja ei ole. See paistabki natuke siuke paari hullu töö, aga nii nukker jah, et mõned idioodid tekitavad juba nagu, ma ei tea, kogu selle tundubki, et Göteborg on mingi halb klubi, hästi paljudele eestlastele tundub, et see ongi pahalaste klubi. Väga suur plekk jääb külge, Göteborg seostab meil aastateks sellega. Ja, aga samas sul ei olegi midagi teha tegelikult, sa ei too siia 500 politseinikku neid valvama. See ei ole ju reaalne. Üks asi see ei ole reaalne, teine asi on see, et ega see tooks omakorda probleeme veel rohkem kaasa. Sa ei sekku sellesse ja siis kui need, kes see mängis Kadriorus, Aigiga Paide, selles mõttes, et see sama rongkäik, ma olen rääkinud, nad tulid minu kodust mööda ja see rongkäik oli ka 1000 pluss ju. 1000-2000 vahel oli ka seal 1300. Ja samamoodi ma vaatan, läksin sinna terassile, nad vabandage mu väljendid, kusesid seal absoluutselt valimatult igale poole Kadrioru, Feelmani tänaval ja Tobise tänaval seal. Nende majade najal igale poole. Ja valimatult ja kõik nagu. Aga mis sa teed siis? Me vaatame sellele viltu. Seal oli isegi mingid poliitikud võtsid ju sõna, ütlesid, miks see turvameeskond midagi ei teinud nagu mängu ajal ka. Täiesti nagu sellist, ütleme, nagu reaalsusest rohkem irdunud seisukoht oli nagu raske võtta selles olukorras. Mida sa nagu eeldad, et sul märuli politsei, iga fänni kohta on üks märuli politseinik. See taristuks, infrastruktuuriks on ju vetsuks, et sa lased selle ära teha, karistad pärast neid inimesi, kui on võimalik tuvastada, karistad need ära ja sa ei, kui politseinikud oleksid siin tribüüni peal, siin läheks reaalselt märuliks, siin läheks inimeste elud oleks ohus. Aga nagu natuke liiga traagiline nüüd. Mis asi? Inimeste elu. Ei, nagu see tood, ma olen hetkel Rauli paadis, et kui see on mingisugune, see on, ega me politseinikud ja mis iganes jalgpalliliit ja jalgpalliklubid teavad, seal on mingi protokoll, kuidas käituda selliste grupeeringute puhul ja sa ei too siia neile ka mandat siia kõrvale, see hakkab, need rootslased hakkavad provotseerima, siis tekib mingi konflikt ja siis võib minna märuliks ja siis on ka need vanainimesed, kes olid ka aga siis ei hakka ainult need 100 venda seal, kes ütlesid, et on natuke kahtsema taustaga Rootsi fännid, nemad ei hakka seal ainult rabelema, vaid seal ikkagi tekib siuke karjaefekt. Aga tegelikult oli 100 tükki oli neid, nagu kes kuskil käis läbi mingi 80-100 umbes just, kes oli nagu kõrge riski isikud, aga me ei tea ju, kes seal täpselt olid, aga tundus, et see oli ettekavatsutud asi, see plakat tõmmati lahti, seal oli mingi telefoninumber vist olnud veel, millele vist helistades, see oli mingi vigane number vist olnud isegi ja umbes, et aitäh eestlased või Eesti siis infrastruktuuri eest. Mis see tähendas? Mis ettekavatsus on? See on nii loll ettekavatsus. Mida see plakat tähendab nagu? Kas keegi suudab nagu... Nad tahavad silda saada, nad tahavad Stockholmi ja Tallinna vahel silda. See on nii võõras kultuur, see on nii võõras kultuur kuidagi, et meie jaoks ongi niimoodi. See ei ole kultuur. Miks, mida see tähendab? Täpselt, see on nagu nii kummaline. Mingi peldikute segipeksmine küll nagu kultuuriks nimetada on nagu palju vist või? See on nagu lihtsalt
Ei, no, kultuur võib olla väga positiivne, võib olla ka väga negatiivne. Nojah, okei, nii küll, jah. No see mingisugune ultra- või huligaani kultuuri osa see ilmselt on, eks ju, et seda ei saa ju eitada. No siin on siiamaani on see 1-3-1-2 on siin ilusti nende selle pleksiklaasi peale tehtud millegagi, mis on siis tähestiku ümber pannes ACAB on ju, All Cops Are Bastards, eks ju, mis on nende huligaanide, ultrate ja igasuguste selliste subkultuuride, jälle kultuuride on ju selle nagu selline parool on ju. Jaa, aga ma lubasin ülekande ajal seal poolel vestlesin või vaheajal tuli ERR-i üks kolleeg, tuli ütles, et tema eesistus mingi härra, kes usinasti tegi mingeid märkmeid meeste kohta. Siis võtsime nööbist kinni, oli väga jutukas. Oli siis skaut, oli sattunud sinna pressitribüünile, no ilmselt on neid skaute siin ilmselt kuskil veel. Aga oli väga sõbralik ja seal kohvi kõrvale küsisime, et kust tuleb, mis teeb, keda vaatab. Oli Prantsusmaalt, oligi lennanud selleks mänguks kohale, esimest mängu ka vaadanud ja ka Levadia 5-0 ja 5-0 selle Walesi puntis vastu. Tuli Levadiat isegi vaatama, mitte siis Göteborgi mängu. Tuli Levadia mängijaid vaatama, jah. Ja oli, alguses me küsisime, mis klubist olete või kust olete, et Prantsusmaalt, et ala täna hommikul, selleks praegu jõudsin ja nüüd hommikul vara lähen minema. Siis ta ütles selle oma klubi nime, vaata. Siis me hakkasime, mina ja Sebastian siis mõtlesime, mis pagana klubi see on, vaata Prantsusmaalt. Hääldus oli nii keeruline. Jah, ja siis küsisime üle, siis oligi nagu, meie ütleme see kohta Le Havre. Le Havre. Tema ütles kuidagi väga teistmoodi. Ühesõnaga sealt oli skaut ja paberi peal, jah, aga kahjuks olid ainult välismaa nimed paberi peal, et ühtegi eestlase nime polnud. Eks Levadia välismaalased tuli vaatama, Tambetuud ja Vendelli ja teinud. Olid seal ja oli ka kaitsest ja tundus, et oli ennast päris hästi kurssi viinud igasuguste asjadega ja heade külgedega ja halbade külgedega ja niimoodi ta neid vendasid jälgis seal. Mängivad siis Prantsusmaa kõrgligas ikka, jah? Kõrgliga punt, jah. Vot nii. Ma ütlesin küll, ma ütlesin talle ära hinnasildit ja ütlesin, et kuule, ma võin öelda sulle, et 200-400 on need mängijad, kes sind huvitavad. Ja 10% sellest ülemineku tasust tuleb sulle. 200-400. Saaks võinud ju juhatada edasi, et meil on veel palju häid mängijaid siin liigas, et äkki tahad ikka jääda pühapäevaks ka või pühapäevani. Ja kus juures ega selliseid kontakte tasub nagu luua. Mäletad, ma rääkisin, kui ma Inglismaal käisin, siis selle Liverpooli skaudiga vahetasime numbreid ja asju nüüd mingi pea aasta aega polnud suhelnud, aga nüüd äkki paar nädalat tagasi kirjutas, siis ta on mul salvestatud telefoni Fred Liverpool, see skaut, ja kirjutas ja otsis, mis oli Balti turniir U17 oli vist just toimus, oli see Soomes. Vist oli, jah? Ja ütles, et ei leidnud seda videot kuskilt ja siis ma läbi Jalgpalliliidu sain talle selle mingi veofaili, kus ta sai selle mängu kätte ja sai sealt vaadata. Et siis, tahaks tahtma teab, Eesti mängis siis, kas oli Lätiga mingi siuke mäng. Ühesõnaga kuskil on mingi talent lätlane äkki, keda kõik jahivad. Aga kui vaadatakse see mäng läbi, siis ja kui keegi mingi eestlane ju silma jääb, siis see äratab ka tähelepanu sellistes skautides. Ja miks lätlane, mitte eestlane? Ei, see vist U17 on mingisugune Läti talent. Seal olevat? No väidetavalt. Ma ei küsinud üle, et keda ta vaadata tahab. Ma lihtsalt aitasin tal selle faili saada. Aga et niimoodi see juba käib. Et niisugused kontakte on mõnus omad. Et kunagi ma saan talt ju midagi samamoodi küsida või paluda või mis iganes. Jah, Levadias edasi ei pääsenud, aga meil oli 2 võistkonda, kes edasi pääsesid ja kõige, ütleme siis, uhkema edasipääsu kindlasti sai kirja Paide linnameeskond, kes siis võõrsil Aserbaidžaani klubi Siire vastu... Kumb ta on siis, Siire või Siira? Ta on nagu see Aserbaidžaani keeles meie mõist tagurpidi A, mis vist nagu teatud transkribeerimises on siis eesti keeles aga see hääldus on siuke Siire. Ja vahepealne, ütleme. Siire. Siire. Ühesõnaga, see, olgu seis ära klaaritud, ütleme siis Siire või Siire vahet pole, aga Paide sai siis neist 2 mängu kokkuots jagu, 1-1 kordusmäng lõppes ja see oli ikka päris rets nagu mäng selles suhtes, et see oli siuke klassikaline Euroopa kannatamine, kus kannatatakse ja lüüakse ise lõpus ära ja tšaubaka. Väga kõva värk,
see mingis jäin ka nagu korra mõtlema sellele, et nagu et ikka äkki nagu vedas, et vaata, et vastastel üli palju võimalusi ja kahe mängu peale kokku ikka vastastel päris palju võimalusi. Aga teise nurga alt ei ole see mingi vedamine ka. Kui sa ikka nagu 2 mängu ei lase sellele Sirel, ikka ei oska öelda. Sinna lõppu on raske seda, teeme Sire. Ei lase neil nagu väravaid lüüa eriti, siis ei ole enam vedamine. See on see, et sa oledki nagu selle võitlusega ja see võitlusvaimuga nii heas kohas, et sa pöörad selle mängu enda kasuks. Aga ta nagu, neil oli ikka väga raske ja nad tulid sealt läbi, et selles mõttes julm respekt. Ma tahaks kiirelt tugevalt oponeerida, Paidel oli ropult õnne. Seal oleks nii palju olukordi, kus oleks asi võinud lihtsalt ära otsustada. Seal Siire ju lõi mingi 500%, kus need ei suutnud mingi pallist mööda või väravast mööda, väravast üle. Charge oli sülle. See vaata, mis üliilus löök, mis läks sealt ristnurgast, sentimeetrite küsimus oleks natukene sisse poole läinud, oleks pall väravas, mitte midagi oleks teha. 2-0 ja sealt oleks võinud võib-olla 100% võimalust pole jalgpallis olemas. Ma ei tea, mis jutt see on. Vastane ei löö väravaid. See Baranovi olukord seal lõpus. See oli jah, selles mõttes ikkagi, Varriga oleks selge penalti olnud, on ju. Ilmselt küll, see tuli küll suhteliselt lähedalt, aga see käsi oli nii veidras asendis. Ja sealt oleks ka see pall võinud sisse veel põrgata ja nii edasi. Et see oli nagu see sportliku õnn oli ikkagi meeletult palju. Selles olukorras ikkagi see sportlik õnn ei tule kunagi nii sama, eriti veel kui võtta 2-mänguline seeria. Et seal see sportlik õnn peab tulema selle pealt, et sa ikkagi teed selle vastastele selle mängu kuidagi ka ebamugavaks, või ma ei tea. Ei, seda kindlasti ma ei taha nagu selles suhtes midagi ära võtta, et ega lõpuks ongi niimoodi, et Siire oli 2 mängu kokkuvõttes 1 värav Paidele. Charge tegi seal väga häid asju, aga lihtsalt seal oli nii palju hetki eriti seal kordusmängus, kus asi oleks võinud nagu hoopis teises suunas minna. Ja me räägiks hoopis teist juttu, me ei räägiks sellest, et Paide kõva võitlusvaim ja nii edasi, vaid me räägiks sellest, et Siire võttis lihtsalt oma ära. No ja, mida see tähendas? Need videokaadrid olid väga kõnekad ju sellest, mina mängu ei jaksanud vaadata pärast selle Levadia kommenteerimist, see oli ju jooksis samal ajal sisse. Ehk siis seal need kaadrid, mis tulid sealt nii väljaku pealt vahetult pärast lõpuvilet kui ka riietusruumis, see räägib ise enda eest, aga ma olen olnud ka oma karjääri jooksul korduvalt selles nii-öelda siis Siire poole, nagu Siire olukorras. Ma ei tea, alati te meenutate ka see, kus see Kuressaare kunagi võitis 1-0 meid siin Sportlandis Pajunurme väravast. Noore Pajunurme väravast. Me mäletame seda. Too mäng, ma ei tea, ma liialdan, 90-10 palli valdamine ja 100-0 võimalused. Ma liialdan. Aga me nüüd aastaid hiljem räägime sellest, et näed viimane, mitte nüüd viimane, aga võit pikka aega oli viimane võit Kuressaarel Flora üle, näed siin 1-0 Pajunurme väravast, mitte midagi muud ei mäleta. Et sellest ma räägingi, et tegelikult see mäng, kui sa pead... Ega ma ei räägi sellest, et ei olnud õnne. Sellest võetigi... Neid on muidugi erinevaid, et kas sul lihtsalt võib-olla ei suuda nagu üldse realiseerida. See on ka võib-olla selle nõrgam poolt vaadatuna, et vastasest oli halb päev, aga lihtsalt kui me peame 10 korda veel seda sama mängu, siis Siira saab ikkagi nagu 7-8 korda vähemalt saab ju edasi sellest paarist. Ja veel kord, ma ei taha nagu kuidagi, ma ei tea, Paidet halvustada või Paidet midagi ära võtta, lihtsalt mind nagu torkis mõnusalt see, kui Kaarl ütles, et see õnn oli nagu kuidagi, et see ei olnud küsimus, ei olnud õnnes, et tegelikult päris olulisel määral ikkagi oli ka mõnest. See oli selline väljateenitud õnn. Et mulle tundus, et nad, ma mõtlengi, et ma nägin neid mänge ka, lõpuks nad kattusid seal erinevate teiste mängudega, olen peamiselt näinud neid highlight'e. Aga selle pealt ütleks, et see oli nagu kõva võitluse tulemus ikkagi. Ja me oleme rääkinud ju pidevalt, et selliste vastaste vastu, et kui Eesti meeskond antud hetkel tahab nagu nii-öelda edukas olla, edasi minna, siis peavad päris paljud asjad kokku langema ja 2 komponenti, mis me oleme siin alati öelnud välja, lisaks sellele, et meie enda meeskonnal peab olema hea päev, oleme me sinna komponenti alati visanud nii-öelda kohtuniku poole, et natuke on sealt vaja nagu mingit nii-öelda heas mõttes abi, mida tuli, siis et varri polnud ja see penalti jäi määramata. Pluss siis lisaks kõigele muule, mis sinna käib, on ka vaja nii-öelda sportlikku õnne, mis too päev oli olemas seal Aserbaidžaanis ja tänu sellele me sealt edasi sammusime.
Paide viigivärav siis või see võiduvärav 2 mängu kokkuvõttes ikkagi need kogenud mehed omavahel, Ojamaa, Anier, Kaarel, sinu vanad kamraadid, eks ju, mõlemad, eks ju, väga head mängijad. See ikkagi nagu teenisid oma selle palga välja. Räägi see lugu ära, miks nad sinu kamraadid on? Me peamiselt tegelikult selle kaudu, et Henriga käisime samas koolis ja Gustav Adolfis? Ei, Henri oli Realis. Hannes oli Gustav Adolfis ja siis kuskil seal 5. klassi paiku oli vist olukord, kus me olime oma pundiga umbes 9. või niimoodi ja me panime kokku seda põhikooli võistkonda, siis koolide vahelisteks turniirideks, siis me võtsime sealt selle talendi ka, selle hästi väikse poisi, kes mõlema jalaga palle ristnurka ladus, et tal ei on nagu erilist vahet, nagu, et kas vastas on suuremad poisid või väiksemad poisid, et ta oskas toona ka vasaku ja paremaga kogu aeg hästi täpselt lüüa. Ja siis sellest ajast saadik ikkagi nagu sõbrad tuttavad ja Hendrik oli siis omakorda... Sellest ajast oleme Facebookis sõbrad. Jah, või Orkutis ikka, Orkuti ajast. Hendrik oli omakorda mingil määral trennikaaslane, sest et ta ei teinud 91-ga koos trenni, vaid ta tegi 88-ga ja siis omakorda seal ma tegin aeg-ajalt 88-ga ja nii edasi. Ja Hendrik oli omakorda ka veel suur vaenlane reaalkoolile, sest et ta oli Lütsumis ja Lütsumil oli ka väga hea jalkasats, kes enamus käisid samamoodi Floras, nagu Reali jalkasatsi omad käisid enamasti Floras, siis seda suhtlust oli juba noorena suht palju ja siis sealt kaudu siis tuli see jutt praegu, et nagu minu vanad kamraadid. Aga kindlasti ongi nagu... Põhjalik ja ammendav selgitus. Aga jah, nemad selle väravaga lõpuks kombineerisid. Ei ole ju saladus, mõlemad ikkagi väga kogenud mängijad, Paide jaoks, terve Eesti liiga jaoks ikkagi väga kõrgepalgalised mängijad. Aga lihtsalt selle ühe väravaga 375 000 eurot konto peal klubil, see nagu see palk on, ütleme, aasta palk on tugevalt välja teenitud ja veel. Jah, selgelt, jah. Väga hea koll oli ka, selles mõttes, et tulebki natukene aega rahulikult oodata. Hendriku asemel oleks olnud väga lihtne teha ka mingi muu otsus, et ongi sealt joosta vastu vastast või proovida ise ette võtta, aga ta kuidagi ootas piisavalt kaua ära, nägi selle õige hetke, kui Henri jooksis, et see tegelikult, see näeb nagu lihtsam välja, kui ta tegelikult on nagu. Sa pead väga mitmeid õigeid otsusi järjest vastu võtma ja Hendriku puhul mulle tundus, et mitu õiget otsust oli see, et ta ei teinud selle palliga varem mitte midagi, vaid natukene ootas selle paar murdsekundit ja sellest piisas. Nad tulid mõlemad varust või? Ja. See roll tundub, et praegu ütleme, Paidele sobib see roll, mis on Anieril ja ka Ojamaal. Et Vassiljeva ajal me kuulsime, et miks Anier ei mängi, ta ei ole 90 minuti vormis. Mitu kuud ta polnud 90 minuti vormis. Ta ilmselt siiamaani väga ei taha vist 90 minuti mängida. Kas ei taha, aga ta on saanud nagu midagi on Tarmo Kink on midagi suutnud seal mingi klikki teha meestes, et nad kuidas ma nüüd ütlen siis, et ei ole mingit nagu mossitamist ega jannimist, vaid et see roll ongi hetkel selline ja see on ülikasulik sellele meeskonnale, sest see ei ole ju esimene kord, kui nad toovad muutuse mängu. Väravas mängisid ka rolli ju. Henri tegi seal karistusalas ruumi. Hendrik tuli sealt ju paremal, oli Hendrik ja Anier möllas seal ees ja siis lõpuks ju see, kes oli ma ei mäleta, kes see lõi seal. Et need euroväravad on tulnud selle pingilt saabuva kogemuse pealt. See oli see Jam. Jah, Jam. Sorry, mitte ei taha mängida, vaid ma teeks keha lubaks iga nädalavahetus mängida 90. Muru peal lubaks nagu olla. Aga Paide on ise muidugi valinud selle, et Paide valik on huvitav, jah. Aga selles suhtes, et ta nagu vahetusmehena selles suhtes töötab ju suurepäraselt, et ta sisust alati ju muudab neid mänge, ta toob seda mingit uut efekti ja teistsugust nagu värskust. Mul on selline tunne, et ma ei tea, 7 mängu järjest on ta selle efekti toonud. Ma arvan, et selle pealt nüüd, kuigi kevad oli ühtmoodi, et nagu kevadel laias lastus jäi koondisest välja, siis selle pealt on ta täitsa praegu seisuga pakuks, et ta on kaasas Islandil ja Bulgaarias, et tuua pingilt muutust vajadusel. Sest ega meil tipuründajatega endiselt ju mingisugust sellist pidu ei ole, et vaatab, mis muidugi seis siis, mis on septembri lõpp, oktoobri alguseks. Ainult Sappinen. Mängud on.
ainult Zappinen. Lepik läks ka katki, eks ju, kes viimati oli koondises. Jah, Tamm ei mängi. Männilaan on katki olnud, Männilaan on üks väikselt terveneda, aga... See Palberg ei mängi aasta otsa juba varsti. Minu see ennustatud aasta saab täis varsti. Et vanuses 16-21 aasta jääb jalgpalli mängu vahele. Jah, aga Paidele tõesti palju õnne. Miljon on koos siis teenistust sel loal Euroopast. Abiks ikka, nagu öeldakse. Ja siis nüüd võimalik siis Viini Rappidiga mõõtu võtta. Juba neljapäeval siin samas nagu jõuame saate alguse tagasi. Piletilevi 10 euri. Neljapäeval kell 7 Algok Arenale esimene. Kes ostab saate ajal rohkem pileteid, võidab. Rapid on... Natuke proovisin Rapidiga tutvuda. Väga kõva sats. Oota, kas nad kellega Vladimir Vassiljevi meeskond mängis ka Austerlast? See on see Viini Austria vist. Viini Austria, teise Viini pundiga. Lihtsalt Rapidist, meil on see Göteborgi jutt olnud nagu pikalt, eks ole, peal siin ja et väga kõva sats, siis lihtsalt näiteks Transfermarkti võrdlus. Göteborgi sats maksab kokku 17,6 milli, Rapid maksab 46,15 milli. Rapidil mängib, 6 venda on mänginud Austria koondises sealt satsist praegu, kes on koosseisus. Göteborgil 0. aga Austria koondis, lisaks on Austraalia koondis, Ungari koondis, Kameruni koondis ja muidugi ka Madagaskari koondis. Aga lihtsalt see U21 koondiste vendasid päris mitmeid ja et see nagu, no see lihtsalt võrreldes selle Göteborgiga, see on ikkagi teine maailm nagu. Ja lihtsalt teine tase veel. Tulta meelde, Paidel viimased 2 aastat ju, kui on see nii-öelda kõrgema klassi vastane vastu tulnud, siis on ikkagi päris korralikult ma ei tea, hävitud või väga selgelt alla jäädud rootslastega, nii Häkkeniga kui AIK-ga ikkagi võõrsil tuli vist kas 5 ja 6 või 6 ja 6 oli isegi, 6-0 ja 6-1 äkki. Et see, nüüd Paide võib-olla eesmärk ongi see, et ega edasi pääsu keegi ju ei nõua neilt, aga tuleb see asi võimalikult pikalt hoida mängust sees ennast. Nüüd on kodumäng ka alguses siit hea tulemus kaasa võtta, see oli vist eelmine kord ka ju AIK-ga, mis see seis jäi, viiki ei jäänud? 1-2? Ei, viiki ei jäänud. Ühe väravani kaotus äkki oli või? Võimalik, aga kodus. See oli, võõrsilmängu eel oli lahtine veel olukord. See sama skeem nagu, et tuleb sundida vastased napilt mööda lööma ja siis tulevad pingilt karud. Jah, vanameistid tulevad ja näitavad, kuidas realiseerimine käib. Ja, aga jah, see nagu... 2 väravaga kaotasid avamängu. See ka lihtsalt nagu oluline mõista, et kui tahta nagu Eestis kõrge tasemega jalgpalli näha, siis meil see tase nagu mingis mõttes ikkagi hüppab nüüd veel kõrgemale. Et Göteborg oli Göteborgi, aga see Viini Rapid, see on veel kõvem asi ja seetõttu tasubki nagu tulla vaatama, peab kaasa elama Paidele, vahet pole, mis su lemmikklubi on. Peame aitama selles mõttes, et nii raske vastase vastu on seda abi vaja. Ajakirjanikud peavad aitama Levadia fännid, Velko fännid, nii edasi, põhimõtteliselt need samad, tulge kokku. Tulge kõik noored Häkkeniga oli see mäng, kus esimene mäng jäi viiki võtta. Sellega läks sassi. Aga meil üks võistkond sai veel Euroopas edasi ja kellel nüüd tõenäoliselt on kõige parem võimalus või tõenäoliselt, vaid kindlasti ongi kõige parem võimalus jõuda sinna põhiturniiliga välja, ehk siis FC Flora Velsi meistri TNS-i vastu. Esimene mäng, eks ju, kodus võideti 1-0, teine mäng võõrsil kaotati 0-1 väga-väga hilisest väravast normaalne täitsa lõpus, aga penaltiseerias ikkagi Eesti meeskonnad on viimasel ajal kuidagi jube hästi hakkama saanud, et Flora ise on siin ju võitnud, Paide on võitnud korduvalt, Eesti koondis on võitnud seeret, et selles suhtes on ootamatult hästi on meil hakanud minema penaltiseerites ja läks ka Floral seekord. No mis ma oskan öelda? Külma närviga mehed oskavad penaltid lüüa. Lähme edasi. Mis see penaltiseeria kohta ei ole jah, nagu mingit suurt analüüsi ei saagi teha, et löödi hästi ja Varjundil oli selline nägu peas, et eksib natukene juba enne, kui ta lööma läks ja sealt
tuligi kardetud eksimus, aga õnneks järgmine vastaste vend pani selle ju, ma ei tea, kui sul oleks 2 väravat üksteise peal olnud, kas ta siis oleks sisse saanud sinna teise, et see ikkagi oleks väga kõrge korg üle väravat. Penalti seeria kohta on tehtud väga huvitavaid uurimusi, et igasugune, seal on arvutatud muidugi mingisugused ajad välja, et sa liiga kiiresti ei läheks, et sa liiga kaua ei mõtleks, et see õnnestumise protsent hakkab langema teatud vahemikes, et kui sa siis on mingi... Kui kodunik annab vilese kohe lähed lööma, see tähendab üldiselt, et sa oled väga närviline, tahad selle asjaga ühele pool saada ja maha saada, jah. Ja siis kui liiga pikalt ja siis kui sa vigurdama hakkad, siis ka õnnestumise protsent langeb ja seal on hästi palju igasuguseid selliseid faktoreid välja toodud, et selles mõttes seda penalti seeriat saab analüüsida küll niimoodi. Aga mida me analüüsime siin, olid edukamad, vastased olid närvis koduväljakul, Flora õnnestus ja tasuks nüüd on ikkagi päris magus teekond ees. Jah, no mängust rääkides siis ikkagi DNS nagu natuke oodatult Flora läks nagu pigem kaitsest lähtuvalt, aga seal ka DNS-i värav oli nagu suhteliselt loogiline nagu tagajärg sellele mängupildile, et seal ikkagi eriti seal teisel poolel see surve kasvas ja kasvas. Aga Flora kiituseks, et see süke 90+1 värav võib murda, aga lõppkokkuvõttes ei murdnud. Väga, väga võrdsed vastased olid ja taaskord, aga see oli selline oodatav, vaata, et oli oodatav, et on väga, väga võrdne pusimine ja kohati see mängupilt nagu nende 2 mängu peale kokku oligi natuke siuke pusimise moodi mingis mõttes, et midagi väga nagu hullult ilusat nägi nagu harvemini, aga ka sellistes olukordades tuleb lihtsalt vastanele tuul alla teha ja selles mõttes, et sellega saadi väga hästi hakkama ja see, et pärast seda 2 mängulist pusimist ja kannatamist penaltiseerias hoitakse pea selge ja ollakse värskemad kui vastased, just peamiselt ajus, aga ka tegelikult jalgades on vaja värske olla, siis järelikult kõik on teenitud. Ja nüüd ootab Florat ees veel üks selline põhimõtteliselt sama masti vastane või samasugune vastaseis, kus tegelikult on suhteliselt võrdsed meeskonnad, ehk siis Interklub, Escaldesi Interklub või Escaldere Interklub Andorra meister ja selles suhtes nalja ei ole. Nagu kinkides Escaleid. Escaleid, jah. Selles suhtes nalja ei ole, et viimased 8 kodumängu, mis see Inter on mänginud Euroopas, nad on kaotanud neist 1. Ehk siis kodus nad on ikkagi väga, väga kõvad. Seal eelmisel hooajal Bukarestis Saua kaotas näiteks Andorras selle veetud mängu Ljubljana Olümpia mängis viiki ja seal oleks mõttes Tamme Ljubljana Olümpia, oleks mõttes Tamme isegi mängis selles mängus. Et seal nagu isegi kõvemad tiimid jäävad tihti jätta. 2 aastat tagasi Bosnia-meister Mostar sai 5-1 tappa seal võõrsil näiteks, et see esimene mäng nüüd neljapäeval, see tuleb ikkagi päris kõva ülesanne, kõva pähkel, et nagu Karl, sina ka vaatasid, kes seal mängivad, et see ei ole nagu Andorra koondise mingisugune baasvõistkond. Andorrale siis sinna satsi pääsegi põhimõtteliselt, et seal oli kuskil äkki 1-2 oli või? Et pigem nagu ei olnud, aga ei, minu oleks ka üllatus, et ma tõesti ei ole ennast muidu Andorra liiga asjadega nagu kuigi kursis hoidnud. Wikipedia lehel on 1 andorralane täpselt selles mingis 20, ma ei tea, mitmes mänges. Ja, aga lihtsalt ongi, minu jaoks ikkagi üllatus jah, et Andorra meister on siuke sats, kus nagu näiteks sama see transfermarkti väärtus on kõrgem kui on Floral, mängijate kogu väärtus kokku. Et tõesti mingi suuri staare ilmselgelt ei ole, aga ikkagi 2-3 mängijat olid sellised lihtsalt läbi klõpsides ülitäpselt statistikat kirja ei pannud, aga olid La Liga taustaga, La Liga 2 taustaga on päris mitmed mängijaid, et sellised nagu tugevatest akadeemiatest pärit tüüpe, kes on siis mingil põhjusel seal kuskilt, näiteks on Barca akadeemiast kutt, kes on mõned aastad Barcas pingil istunud ja siis jõudnud sinna, on ju. Et nad ei ole nagu see ei ole nagu Andorra sats üldse, et ta on ikkagi siuke Hispaania võib-olla tugevuselt teise liiga sats oma potentsiaali poolest või midagi sinna poole. Et see on võib nagu jääda mulje nagu vale, et Flora läheb nüüd Andorra satsi vastu mängima ja see peaks olema nagu mingi kohustuslik võit. See tuleb väga pingeline ja raske lahing nagu see DNS-igagi, väga sarnane ilmselt. Võit oleks ikkagi saavutus, mitte ütleme siis eeldus. Ja kindlasti, jah.
aga noh, see ei tähenda, et me ei võiks nagu küsida või oodata, et Flora suudab seal ennast maksma panna, et seal mõnus süke enam-päev võrdsete võistkondade duell võiks sealt ees oodata ja täna päeval pärastlõunal, siis ma ei tea, võib-olla kes enamik, kes saadet võib-olla kuulevad, nende jaoks on juba tegelikult see uudis selge, aga mainime siis kiirelt ära, et Flora siis saab oma võimaliku play-off ringi vastase ka teada, ehk siis see Flora Interklubi võitja, 3 võimalikku vastast, siis kellest 2 on ikkagi päris mängitavad, ehk siis võitja paarist San Marino meister Tre Fiori ja Kosovo meister Trita, võiks olla ka ikkagi, ütleme, tõenäoliselt Trita versus Flora, siis oleks, kui Flora saab edasi. Flora kindlasti ei oleks seal paaris soosik, aga võimalus oleks olemas. Ja samas kaotaja paarist Lincoln Red Imps ja Omonia Küpros, tõenäoliselt siis Red Imps, et seal ka ikkagi suhteliselt sama masti nagu vastasseis, eks ju, et Red Imps on siin mitu korda nüüd Red Impsiga on juba oma ajalugu olemas. Red Imps on ajalugu on olemas, jah, ja Red Imps on mitu korda nüüd sinna põhituurinile ka ikkagi purjetanud, kobistanud võib-olla pigem, et loosiga ka natukene vedanud. Ja siis 3. võimalik vastane võitja paarist siis Riga FC, Läti ja Giorieto. See on kõige turskem. Jah, ka 2 ikkagi. Jaa, aga need on juhul, kui Flora nagu õnnestub praegu Andorra pundi vastu. See eeldab jah, et sealt Andorra natuke vara veel pärast esimest mängu äkki tuleb aktuaalsemalt teemasse see. Aga täna lihtsalt see loos toimub. Aga see sa tegid Kaarel nalja, see, mis sa ütlesid selle kuulsa mäng... Andorra satsis Interis mängib Maurizio Pochettino, kuulsa Pochettino poeg. Tottenhami akadeemiast saabunud 25-aastane mängumees on jõudnud ka sinna omadega, et lihtsalt jah, et on ka tuttavaid nimesid vähemalt siis, kindlasti mitte tuttav mängija, aga vaata, kus viimastel aastatel on oma väärtust tõstnud. Watfordis olnud ka korraks. Et sellise kalibriga mängijad. Väriseme Pochettino pool. Watford, selles mõttes Watford. Floral on ka väga häid mängijaid ja siis samas Floral on väga noor sats ja sellega ei ole, nagu sa ei saa minna, et mis iganes moodi nad veel näiteks suudaksid selle Interile tuule alla teha, siis see oleks mega saavutus selle noore satsi jaoks, et ma arvan, üritan nagu enda jaoks küll ei tundu, et siin mingeid ootusi nagu liiga kõrgel ajada, aga nagu Raul ütles, siis oodata on jälle on nagu mõistlik sellest tulemust. Kalju Shelbourne, üks mäng oli veel, mis kui igasuguseid numbreid, vaatajanumbreid, lugejanumbreid vaadata, siis pakkus väga selgelt kõige vähem huvi inimestele, kusjuures seal oli esimese mängu järel enam-vähem kõik selge, eks ju. Ja aga Kalju suutis sealt ikkagi selles suhtes nagu mingis mõttes maksimumi kaasa võtta, et hoolimata sellest, et suur osa mängust mängiti vähemuses, jäädi jälle varakult kaotusseisu, siis see mäng suudeti võita 2-1, et see kuidagi jäi seal teiste mängude varju ka veel ja siis see mäng oli tükk aega vist lõppenud, kas oli mängu ajal vist vaatasin tulemust, vaatasin ma nagu eelsin, et seal läheb ära, et Mosoliitne punane kaart ja varakult värava, aga jah, tuli ootamatult isegi kuulsaid koefitsiendi punkte, eks ju. Et Kaljule selle eest kiitus, et see kordusmäng võita suudeti, aga seal ja rõhutas ka Nikita Andreev, et nii-öelda mängisid natuke enama nimel kui ainult nagu see mäng on ja. Et selles mõttes väga, kui siiras see oli või mitte, aga see, et andsime panuse nagu nii-öelda Eesti jalgpalli. Ja ise endale ka, Kalju on see, väga võimalik, et Kalju on see 4. koht, kes tänu sellele pääseb Euroopasse. Aga Musoliitini punane kaart oli suhteliselt õnnetu olukord, nagu mul tundus, et seal nagu mingisugust tahtlikkust või jõhkrust nagu tegelikult ei olnud, et selles suhtes natuke oli ebaõnne, et seal vähemusse jäädi. Aga see on nagu mingisugune selles mõttes, et ega kui see kogemata, jalgpallis ei ole nagu, et ma kogemata tegin, et see nagu päästab, et ei ole sellist asja, kui ma kogemata sulle putsatallaga rindu löön, kogemata, kui ma ei taha, üldjuhul ma ei taha seda teha. Keegi ei taha punast kaarti saada. Ma kogemata seda teen. Ma ei tea, Roy Keane on ikkagi... See ei päästa, siis see ei päästa nagu sellest, et kui sa kogemata täis tallaga hilkasse astud jooksu pealt, seal on vahe sees, kas sa lähed nagu jõhkralt mängima, lähedki nagu tükkidega sisse või siis kuidagi näiteks sa astud palli peale täis putsakorkidega ja libiseb sealt ära ja siis lähed põlve. See on õnnetus, aga see on punane kaart. No jah, see selleks, aga
seal Henri Berk ootamatult pudistas selle, oli vist 1-0 värav, eks ju, jah, muu ei saanudki olla, kus Shelbourne selle varakult juhtvärava sai ja siis sellega sisuliselt otsustas ära, eks ju, et Kalju siit nagu tagasi tule. Kalju alustas tegelikult päris aktiivselt, seal oli esimese paari minuti jooksul juba enne seda varajast Shelbourne'i väravat oli Kaljul päris mitu momenti tegelikult, et seal nagu ikkagi mingi lootusega mindi peale, et äkki õnnestub. tuleb, on ju. Neil oli Kaljul kogu selles paaris ei nagu, enne rääkisime sellest sportlikust õnnest ja sellest, et neil jäi sellest kindlasti puudu. Et seal nagu need igasugused sellised asjad nagu kukkusid sinna vastase poolele, et esimeses mängus need mõlema poole ja algused kuidagi läks sisse vastastel. Mulle ei jäänud sellist muljet, et see Shelbourne oleks nüüd kuidagi meeletult üle olnud, aga näed nagu just selles mõttes lõpuks tulemuse mõttes olid nagu normaalselt üle jälle. Aga ta oli selline kuidagi nagu õnnetute asjade nagu rida, mis kuidagi läksid nagu, kas või see teine mäng samamoodi, see Bergi eksimus, see punane kaart, need on sellised asjad, mida nagu tavaliselt ei juhtu, aga selles paaris millegipärast kogu aeg juhtus niimoodi, et Shelbourne'il läks nagu hästi ja Kaljul mitte nii. Jah, Enrique Saunolt siis 3 väravat 2 mänguga, et teenis sealt vastaste peatreenerit ka natukene kiitust ja tema kindlasti seda eurosuve jääb nagu positiivselt meenutama ja tema turuväärtus ka kindlasti samamoodi. Ja ta vahetult enne euromängude algust ju tegelikult hakkas päris palju mänguminutit saama ja Männile on vigastused. Ja näitas ennast ka päris edevast küljest. Jah, seda eurokoefitsientidest rääkides, siis seal ka kiire ülevaade ütleb seda, et 98% väidetavalt siis on see Eesti tõenäosus jääda sinna top 50-sse, ehk siis see 4 euro kohta endale jätta, ehk siis peaks olema kõik hästi sellega, seal ma vaatasin ka, seal peaks ikka päris korraliku nagu jalgpalli ime vaja olema, et me selle ikkagi ära kaotaks selle 4 euro koha praeguse seisuga. Et selles suhtes on asjad hästi ja siit võib veel juurde tulla, loodame, et Flora suudab midagi juurde teinud, äkki Paide suudab midagi veel siin, Rapidi vastu on kindlasti keeruline, aga jällegi võib-olla ikkagi nagu Kalju kasvõi, et ühe mängu kaotad, teise võidad midagi sellist, et nipet-näpet, aga otseselt nagu sellist suurt vajadust vist enam ei ole. Aga meie regiooni tiimid panevad üldse hästi ju. Vaatasite, mis soomlastel 4 klubist 4 kolmandasel ringis. Seal, kes oli, kes pani Trabzonsporile ära see, Turu Inter pani Pasakse Hirrile pani ju ära ja lätlased teevad ka ju uskumatu asja, Auda pani ju siin jälle edasi ja sellele Steuale, eks ju, pani suht suurelt ära. Leedukad teevad imesid. Vilniuse Žalgiris tuli ju 0-3 pealt võitis teise mängu 7-2. Ma vaatasin selle kokkuvõtet. Mäng algas sellega, et Žalgiris eksis penaltil veel. Ma seda kokkuvõtet nägin, jama see nüüd on. See on praegu mingi üks vairalimaid videosid, ma arvan, mis sellises skenes nagu liigub siin viimase nädala jooksul, sest et see on täiesti ebareaalne olukord. Aga see selgub, et see Balti mere, nii-öelda Läänemere ümbrus on jalkariigid, Ja lätlastel see sama Auda siis ju müüs, kus juures vist veel enne neid mänge müüs mitme miljoni eest Unioni müüs Rumeenia koondislase, mängib Audas, mängis Audas. Et kes mängis siin 2024 EM-il näiteks ja mingi nad on nagu seal Läti mingites, Auda ei ole Riia FC või RFS on ju. Ja kas ta ei olnud mitte ühe emma-kummaga seotud? Oli küll, aga ma ei tea, kas ta enam äkki ei ole nii palju seotud. Ta vanasti oli nagu farmklubi rohkem, aga praegu on ikkagi Euroopas tegusid tegev klubi. Aga see selleks lätlastel on siis veel rohkem võite kui meil, kusjuures neil on kusjuures vähem mängitud, sest Auda oli karika võitja alustas teisest eelringist. Aga neil on 10 võitu lätlastel, kõigil 4 klubil vähemalt 2 tükki kirjas, et seal ka nagu päris hästi on asjad. No jaa, aga enne kui me seda eurosuve alustasime ja rääkisime nendest koefitsiendi punktidest, siis see välja öeldud, meil oleks vaja 8 või 9 võitu, kõlas nagu tegelikult kõlas kahtlaselt. Kõlas kahtlaselt. Kõva mägi on, kust üles ronida, aga nüüd on käes. Väga lahe suvi on olnud ikka see jalka poolest. Ülihea meel on see, et see läheb see nädal edasi. Vaata, hoopis teine asi on tulla esmaspäeval alustada seda nädalat, kui sa tead, nädala keskel on sul mingisugune euromäng siin või sealpool merd. Nii,
Läheme edasi siis Premier Liiga juurde, meil on tund aega sisuliselt täis rääkinud euromängudest, aga meil on Premier Liiga voor ka veel läbi arutada ja algas siis reedel sellise isolatsioonis mänguga, sest kõik ülejäänud mängud olid pühapäeva õhtul, aga reedel mängiti Unitedi ja Transi vahel ka männikul natuke jalgpalli ja Narva Transil läheb päris hästi selle uue peatreeneriga, kuidagi 2 võitu järjest ja järsku on nad mängus tagasi. Mul oli isegi ennustuses, ma mõtlesin praegu, et korra käis peast läbi, aga veel liiga vara, et panna nüüd kodus nad näpistama Kaljut, on Kaljuga vist. Kurest 2 punkti kaugusel ja Laagri jääb veel, sinna on veel minna. See ülejäänud punt on natukene veel eest ära, aga Kure on ikkagi juba löögiulatses, eks ju. Aga see Transil selles mõttes, et ega ta mingi lihtne ja tore mäng ei olnud. Nad esimese poole mängisid väga hästi ja tegid nagu justkui mängu ära, aga teisel poole ajal asjad hakkasid logisema. No hakkasid logisema, jaa, aga Nõmme United tegi seal mingit eksperimenti esimesel poole ajal. Suluseisu lõks oli päris... ma ei mõtle seda, ma mõtlen seda koosseisu, et Frolov mängis parempoolset keskkaitset ja natuke seal Nõmme United nii-öelda mitte kavaldanud, aga muutis oma asju, Unapu alustas jälle, ma ei tea, mis kord seda see hooaeg on. Väga üldse alustanud. Et ta nii-öelda natukene muutis neid asju ja kuidagi ei toiminud see esimene poolaeg. Ja teine poolaeg siis muudeti asi tavapärasemaks ja siis hakkas kohe lippama paremini, aga liiga hilja. Aga Trans võtab need 3 punkti hea meelega vastu ja nihkub siis eriti Kuressaarele, aga sellele suure pundile ka juba natukene lähemale, kes seal tabeli tagumises pooles on. See, kuidas nad praegu ka neid võite ja väravaid tähistavad, seal on sellest heast emotsioonist on näha, et see ju ka läheb nagu lumepallina veerema veits. Edu toodab edu. Vana hea. Ja ülejäänud pühapäevased mängud siis, või mitte ülejäänud, vaid siis pühapäevased mängud Paide Kure. Eelmine nädal saates mina ennustasin, et Paide tuleb sealt kaugelt Kaukaasiast ja Kure võtab selle mängu ära. Kõik teised ennustasid Paide võitu, kui me ennustame juurde natuke juba läheme. Ja kurat, see, et see Paide võit niimoodi tuli, minule ennustas muidugi eriti valus veel, aga valus ka kindlasti Kuressaarele ja seda magus on muidugi Paidele endale. Ehk siis Soona 90+3 tegi ka pralli. No väravaht peab seal natuke enda otsast, ma ei tea, miks ta selle sammu sinna paremale tegi, läks ennustama. Seal müürist keegi pani pea vahele. Oli väike rikkussett või? Ja seda ütles ka, Miller ütles intervjuus, Miller seisis Sonjaga koos seal palli taga ja ta pärast mängujärgse intervjuus ütles, et seal oli see peapuudega. Et seetõttu, et see pall ikkagi oli natuke sinna esimesse nurka minemas ja siis peapuutest läks taugumise nurga poole. Okei, sellepärast siis see väravahilt selline veider käitumine, aga vähemalt visuaalselt oli ilus värav, aga need on need sellised mängud, Paide tuleb jälle reisi pealt ja emotsiooni pealt ja need mängud siin liigas, koduliigas on vaja saada kätte ja üks võimalus, üks kõige reaalsem võimalus on standardolukorrad sellistes mängudes ja see sama karistuslöök kvalifitseerub rahulikult standardolukorra alla ja see kasutati ära, 90+1 või mis iganes, vahet ei ole, aga need nurgalöögid, karistuslöögid, pikad audid sellistel hetkedel on nagu need asjad, millele see põhifookus panna, sest arusaadavalt, kõik ju saavad aru, et see selline positiivse emotsiooni saamine euromängust, ta mõjutab, kuigi ta ei tohiks, aga see mõjutab selle jalgpalluri sooritust koduliiga mänguks. Teisalt, mida? Kuidas see sats niimoodi teeb, et neil nagu nad Euroopas mängivad nii, et me siin nädalast nädalasse kiidame ja siis nagu Kuressaarega on nagu kogu aeg. Praegu on euromängude vaheline, siin ei saagi nagu mingit pikki järeldusi teha, ma ütleks, nii kõikide nende Euroopa... Kes ütles nendest treeneritest, et see mäng oli vaja lihtsalt kuidagi kätte saada? Kostja Vassiljev ütles, et 3 punkti... Kostja Vassiljev oli see, jah. Et nii ongi, et ma olen olnud selles olukorras. See on emotsionaalset ja füüsilist jõudu läbi nii palju. Just, et nad ju mängisid ka ju neljapäeval. Flora mängis ka võõrsil, eks ju, Paide mängis võõrsil. Paide tuleb, kuna nad jõudsid reedel või? Ilmselt terve reedel oli reisipäev nagu tõenäoliselt. Et laupäeval kohe lähed lennuki pealt, sa oled istunud 10 tundi jalad kõverad, reisinud magamata. Saad ühe trenni teha. Sul on taastav mängueelne kõik ühes kohas, kus sa pead taktikaliselt meeskonna ette valmistama, samas mitte liiga palju infot andma, et nagu ajud kärssama läheksid. Samas on peamine rõhk läheb taastumisele, putsasid jalga ilmselt ei panda sellisel päeval,
kui siis 20 minutiks. Et see kõik on nagu nii-öelda ei ole tavapärane ettevalmistus selleks mänguks ja väga palju ressurssi on läinud ka treenerite tiimil ju sellele euromängule. Ja sellepärast see ongi nii ja vastupidiselt siis vastasmeeskond mitte midagi neile ette heites, aga nemad ju saavad rahulikult selle aja, kui need lennukis, bussis ja mängul on Aserbaidžaanis, saavad nemad keskenduda, vaadata videosid, panna plaani paika ja olla värsked. Et see on kõik arusaadav selle nurga alt. Ja seda enam, selles mõttes, et kiitus ükskõik kuidas kistakse see 3 punkti endale ja pühitakse käed puhtaks, aitäh. Just nii. Üks võistkond, kellel Euroopast naastes siis mitte mingisugust probleemi ei olnud, oli Nõmme Kalju, kes siis võitis 2 mängu eelmine nädal, ühe siis 2-1 ja teise Tammeka vastu siis lausa 5-1. Ja see esimene pooltund oli see kuulus Cartoon Network, et kõik läks sisse, mis see nagu minna sai, et see, mis oli 38 minutit oli seis oli 5-0, nii et ja kuidagi need väravad olid nagu väga sarnast ka, et pikk pall ette, lihtsalt Tammeka kaitsis jäävad kuidagi pehmeks, löövad pallist mööda, seal ei suuda nagu korralikult jumala pillapalla see pooltundi ei olnud preemium, see oli see, kes oli see Kangaslahti oli vist seal paaris aktsioonis nagu peaosas, kapten või mitte, aga see ei olnud nagu premium-liigane kohane kaitsmine, see esimene värav, eriti kus ta oli 4 meetrit edumad ja siis nagu võttis käigu välja, et hakkab nüüd mingi söötma, aga ja siis ei puutunudki palli lõpuks, seal oli nagu selles suhtes seal värava sööt läks veel nii-öelda puhtalt kirja, et seal Kangaslahti isegi ei saanud nagu puudet teha, et seal lihtsalt pandi keha vahel, võtti pall ära ja ta oli lappes jah, et seal nagu vedas mingisugune asi alt, aga Kalju nagu jooksis ribadeks selle esimese 30 minutiga Tammeka. Ja Tammeka puhul võib-olla saab rääkida natuke sellest, et neil on ju väga pikk mängupaus siin, jälle üks mäng lükati jälle ju edasi, et nemad kogu aeg saavad nagu kuidagi neid mingisuguseid kuule pihta, nagu, kus nad ise ei ole nagu kakluses seeski, et neil mingi hetk lugesin kokku, et kas neil oli seal mingisugune 42 päeva jooksul 3 Premiliga mängu äkki siin keset suve või? Ja vist kõik võõrsil äkki või üks oli kodus äkki, mingi täiesti nagu uskumatu seeria selles suhtes, et jah, kui teistel oli europohmell, siis Tammeka oli lihtsalt pohmell või? Jah, aga Tartu Tammekaga seoses sain üks päev kõne sealt kontori poole pealt ja tuleb üks eriti äge üritus, ma ei tea, kas see oli 22. august, kui Tammekal on kodumäng ka õhtul. Roosa jalgpall või? Ja siis on samal päeval on see sama Roosa jalgpall ka, aga seal on see Kuressaarega on liigamäng, aga korraldavad jälle vilistlasturniiri Tammeka ja viimati see toimus, kas oli 14 või 11 aastat tagasi, kas ta nüüd oli circa jah, üle 10 aasta tagasi, aga siis ta toimus Maaülikooli saalis ja oli siseturniir. Ja niimoodi, et kõik need nii-öelda vanuse see vist kunagi oli rääkinud vanuse kaupa, või selle lennukaupa siis 87, 88, kes kõik pundid kokku saavad. See läheb päris vanadeni välja need grupid ja Tammeka nüüd korraldab seda siis suvel ja välitingimustes ja loodan, et vaatab, kuidas siin, kas ma saan osaleda, aga hästi kihvt oleks, et Tammeka 87, me oleme tiitlikaitsjad. Tammeka 87 muidugi tiitlikaitse. Kes seal sinuga koos olid, kes teevad mängu seal? Keda sa võiksid teada või laiem sa oled ikkagi võistkonna liider siuke, et Maarja Hansi, Jalgpalliliidu tehniline direktor, kes seal veel siis on, kes sulle tuttav võiks olla. Nagu seal rohkem Siim Valtna, jalgpallist tegutsevaid inimesi vist rohkem hetkeseisuga. Kristjan Paapsi oli, ma ei tea, kas ta tuleb. Heiko Tamm. Nimesid külalt, millest küsimus. Normaalne sats. Ja siis, seal on veel nipet, et väga paljud olid sellised, kes nagu laste jalgpallist sedasi ei jõudnudki, aga oli ka inimesi, kes jõudsid Premium-liigasse välja. Ando Hausenberg, Tallinna Kalevi noortetreener tänasel päeval. Nimetad kõik endiselt Tammeka mängijad ette. Nad on 87-st, meie lennust. Kihvt. Vaprus Levadia oli siis üks mäng, kus ikkagi soosik libastus Levadial, kui enne mina rääkisin, et ega neil ju väga seda sügavust ei olnud, sest võib-olla sellest koosseisu valikutest tuli ka natuke see välja, sellepärast et ega kui siin teised võistkonnad kes Paide ja Flora mängivad ju edasi ka Euroopas, eks ju, Kalju ja Levadia ei mängi,
et Levadial nagu selles suhtes ei olnud põhjust nii-öelda hoida millekski enam. Aga nemad olid ka neljapäeva õhtul ju jätnud ikkagi väga palju energiat. Ja 120 minutit. Okei, kodumäng, aga ikkagi väga kõva vastase vastu ja nii edasi. Ja ega Zahovaiko ei teinud nüüd ülemäära palju vahetusi koosseisus. Natuke ikka oli, aga Tambetuu ilmselt on siiamaani kuskil jäävannis, aga need teised ikkagi ju... Sportsov, Otto... Kas Tambetuul ei olnud mängukeelu? Kuidas? Tambetuu oli mängukeelu keemal või millegi muuga? Just tal ei olnud mängukeeldu. Minu teada ei olnud küll. Aga ütleme, Ainsalu oli näiteks ju 120 minuti mees, kes mängis lõi väga ilusu värava ja seekord on ju. Mängis 90 otsa ka, Peets on samamoodi. Kokkuvõttes mindi ikka nagu väga tugeva koosseisuga mängima ja kindlasti mindi võitma. Väärmalt väga hea esitus. Lihtsalt kui me natukene võrdleme Florat ja Levadiat, siis Levadial oli ka võimalus sealt Hubert Liivad ja asjad ju mängu panna, aga Zahovaiko seal ikkagi võib-olla ei näinud vajadust siis või ei olnud vaja, aga ütleme, Flora selgelt rohkem nii-öelda julgemalt vaetas seda koosseisu ringi. Flora pigem, Florast pigem, Florast kumas see läbi, et nad olid nõus selle Harju mängu tegelikult vajadusel ohverdama euro. Aga said kogemata 3 punkti kätte? Ei, nad olid, mitte nagu teadlikult, et okei, me oleme valmis ära andma, aga nad võtsid selle riski, et nad olid valmis ohverdama selle mängu tulemuse, ma arvan, eurosarja nimel. Sest Flora koosseis, kui me läheme juba selle Flora mängu juurde ka edasi, siis see oli ikkagi nagu see oli väga eksperimentaalne. Aga räägime selle Levadia mängu ära, et Levadia lõpuks ju, ma ei tea, sa vaatasid? Mängu nii-öelda jooksvalt ei vaadanud, ma tegin seda. Lõpus nägid seda? 90 ju oli Levadia nurgalöök, 1-1 oli seis ja Kauber läks poolelt väljakult 1-1 ja lõi mingi 7 meetrit mööda. Okei, ma liial. Kui sa vaatad seda, see kaamera nagu ei näidanud ju kust kohast samal ajal oli Valner, on ju. Ja Kauber, see üks puude, mis tal oli üle keskjoone. Hästi pikk oli. See oli vastasin, kui pikk puude, aga ikka jooksis kinni. See oli veider, et Valner seal, et ta vist oli, eks ta taganes juba. Ja siis ta ei jõudnud nagu nii kiirelt ümber lülitada, et uuesti sprintida. Ja see lõpuks see puude tuli hästi välja, sest et niimoodi on tegelikult on hea joosta sul kiiresti. Ilma pallita on ja saad joosta 1-1. Aga muidugi oleks pidanud ära lööma, jah. Aga ega Levadial endal oli ka tegelikult ju päris mitu head võimalust see mäng ka Võidusadamasse tüürida. Ja tegelikult pärast kohe 1-0 oli Peetsonil seal võimalus joone peal jäi ette, kes seal oli. Keegi jäi Pärnu mängijatest seal joone peal ette, jäi ette sisuliselt. Sellest Ainsalu väravast nii nagu päris palju räägitud ja see oli nagu ülikõva karistuslöök. Aga mulle väga meeldis selle Rasmus Ormi värav ka. See kuidagi siuke ebastandardne lahendus, et ta seisis seal ja selles mõttes, et nagu koha pealt niimoodi, nagu see löök, mille ta lõi, see oli tegelikult ootamatu. Väravahil ootamatu, kaitsjatel ootamatu, et ta nagu sellist imelikust asendist ta lõi 180 kraadi nagu teises suunas lõi, kuigi kehaasend oli nagu, ütleme, oma värava suunas põhimõtteliselt ja siis lõi 180 kraadi sinna, väga üllatav löök ja ma ei tea, kus ta üks asja suutis sealt välja mõelda või see mulle nagu meeldiski, et ta mõtles selle välja, see oli selgelt niimoodi nagu planeeritud ja löödud, et see on tal nagu koba peale mindud ju üldse mitte, et see idee oli väga loov ja ilmselgelt oli kogu Levadia nagu satsile see ootamatu, et ma arvan, et mingist muust nii-öelda kehaasendist oleks mingi muu kehaasendi pealt oleks Valner võib-olla ära tõrjunud selle, aga sellest kehaasendist Valner ei oodanudki siukest löökina. 18-aastane poiss viimas 3 Premier League mängus 3 väravat siis. Ja, aga võta need väravad, päris ilusaid väravaid löödi ju Ainsalu, väga mammu, Soona. Ivanovi väravast me ei ole rääkinud, mis ju isegi kommentaator Kris Silvese tervitused talle ematas täiesti ära. Kris vaatas, et mööda läks. See pall põrks väga ebaloomulikult selle. Põrkas sinna selline väike paun on seal mõnest väravas ja ta täpselt sinna sellesse pauna ja käis seal niimoodi nagu piljardikuul käis seal nagu trrrt. See ei tundu nagu loogiline see pall niimoodi sisse. See on juba tavapärane, et need kaasmängijad hoiavad niimoodi 2 käega peast kinni see. Kõige kuulsam on see Zahovaiko peast kinni hoidmine, kui Tõnis Vanna Brontpööle pani, siis see, me oleme seda mitu saadet siin rääkinud, et see aspekt tasub üle vaadata, kuidas Zahovaiko võtab peast kinni. Tänane siis FC Levadia peatreener. Kus just selle Levadia selleks Göteborgi mänguks valmis, siis ma avastasin, võtsin need Levadia eelmised nii-öelda suured võidud välja või edasipääsud, eks ju.
kus oli, esimene oli, eks ju, selle Twente vastu. Ja seal Twente vastu mängus Levadia eest mängisid siis kõikide ülejäänud Eesti selle hooaja euroklubide peatreenerid Levadia eest, siis Konstantin Vassiljev, Tarmo Kink ja Nikita Andreev. Sahoiko ise ei mänginud. Niisugune näljakas kokksõltumus oli. Aga see selleks. Flora Harjust ka natukene juba mainisime, et Flora ikkagi väga eksperimentaalse koosseisuga läks seal peale, seal oli ju sisuliselt 3 debütanti, Ronald Sammuli oli 12 minutit enne all siin 6 aega tagasi, oli Kuressaare vastu ka peale saanud, aga Martin Kukkonen ja Joosep Paltsu olid täiesti esimest korda Premier Liigas platsil, Joosep Palts üldse esimest korda Premier Liigas mängupäeva koosseisus, kohe põhis 9 minti tagasi. Kas Joosep Palts on seotud selle Nõmme Unitedi Mattis Paltsi noormend, jah. Jah, kihvt. Väga sarnase kuidagi niisuguse kehaehitusega ka sealjuures, et väga, väga vabalt võib segi ajada. Aga sellest hoolimata Flora suutis sealt 3 punkti kuidagi ära pigistada ja kui me rääkisime siin Paidel oli õnne, siis Flora oli ka õnne selles suhtes, et seal oli mängu kõige paremat võimalust ei löödud ära ja see oli Ramol Sillamaal seal 0-1 seisul Harju poolt vaadatuna, kui ta sai ikkagi nagu väga-väga. Rudenko mängis ta nii hästi sinna. See Rudenkolt nagu oivaline eeltöö ja lihtsalt ei löö ära. Et see kindlasti, ma ei tea, ilmselt, ma ei tea, mis kell Ramol Sillamaa täna magama jäi seda olukorda edasi tagasi ilmselt peas kerides. Ja ühtpidi Harjule ikka päris valus ilmselt, et seda nüüd võimalust ära ei kasutatud ja Flora nagu nii-öelda ka sellele Flora nii-öelda teisele ešelonile päris hea ja väike enesekindluse puust, et pange meid mängu kus iganes ja me toome ka need punktid ära. Natuke liialdas nagu siuke tasuta võit, et nagu Markus enne ka ütles, et Flora oli nagu arvestanud sellega, et siit me ei pruugi seda mängu võita, et meie koosseisu valikud on sellised, praegu me keskendume ainult Euroopale, meie prioriteet on seal, läheb see mäng nagu ta läheb enam-vähem, et seal oli... mitte, jah, see ei tähenda seda, et ei tehtud nagu korralikku ettevalmistust, ei nõutud, et selles mõttes, et loomulikult treenerite tiim tegi nagu koosseisu valikud olid aga see on kaval lükke, sa paned sellised nii palju nagu sa ette lugesid, 3 tükki on ikkagi nagu sisuliselt debutanti on ikkagi väga palju aga samas jällegi, kui sa tahad nagu jalgpalluriks saada, siis Premium Liiga Harju vastu kodusel A. Le Coq Arenal, kus siis veel? Kui sa ei saa hakkama, siis lähmegi mujale, muid asju tegema. Ja ega ei saaks öelda, et keegi oleks hullult ansamblist välja langed, et Floral see, nagu me mingi saade ju rääksime siin, mis palju sükst vastukaja tekitas, Flora see noortesüsteem ikkagi toimib piisavalt hästi, et sul ongi duublist, sa saadki panna mängijad Premier Liigas peale. Ja... Kus see sul vastukaja? Sul postkäest plahvatas või? Postkäest, või telefon? Ma ei tea, kas ei plahvatamisest on asi kaugel nüüd, aga ütleme... Said paar kõne? Tulid kõned, tulid kirjad, tulid sõnumid, et erinevad. Sulle ka või? Ei. Mul väga mitte. Ja. Meie ajasime õiget juttu, tema ajasime jurane. Ei, kusjuures mitte üldse... Mitte laitvas teema. Seal oli nii ühte kui teist oli, selles suhtes, et täiesti arvatavad inimesed, ütleme, kes on pigem Flora, ma ei tea, Flora poolt või Floraga seotud, muidugi kiitsid ja kes on identifitseerivad ennast võib-olla sellist võimu Flora vastastena või ütleme Aivar Pohlaku vastastena, nemad muidugi laitsid seda, et nagu arvatel. Aga see selleks, et tõesti Harjul oli, nagu Karl ütles ka, suurepärane võimalus tegelikult võõrsil Flora vastu kätte saada midagi, aga nad ei võetud. Jah, Flora nagu kasutas ikka väga vähe sellist põhimehi, Remo Valdmets on siin üks selline. Oli 3 mängijat oli vist põhikoosseisus Kuraksin, Valdmets ja väravat Grünwald, et Kaur Kivila oli ju mängu keelu all, võib-olla muidu oleks ka tema mänginud. Jah. Harjul oleks väga vaja seda, sest et neil seal vähe on neid punkte ikkagi tulnud nagu pärast seda ägedat hooaja algust. Ja eks praegu veel ei hirmuta, aga mingil hetkel hakkab hirmutama see Narva Trans, kes sealt tagant praegu tundub, et hakkab mingisugust hoogu sisse saama. Siis on vaja Harjul ka ikka nüüd juurde panna. Tuleb ära lüüa need olukorrad. Ja, ennustus. Siis natukene juba korra enne mainitud sai. Asjad on läinud pahasti minu poolt vaadatuna, ehk siis see eelmine voor 2 mängu oligi üks Paide Kure, kus nagu viimasel minutil mitte ei võetud minu käest punkt ära, vaid anti kõigile teistele juurde. Sa panid lausa Kure võidu, jah? Mina panin Kure võidu, jah. Ja teine mäng oli siis Flora Harju, mis oligi tegelikult selge, mängupildi poolest selge viigimäng, kus lihtsalt Flora oli 1 ära ja Harju ei löönud, ehk siis kõik teised peale minu jälle said punkti sealt. Ehk siis need asjad
tegid minu elu tunduvalt raskemaks ja olukord siis selline, kus minu edu on sulanud ainult 3 punktile seal nii-öelda tabeli eesotsas, ehk siis mina 59, Kangur 57, Viivatpet 56, Laura 56, Markus, sinu nime pole veel nimetatud. No sa võid igasuguse, sa võid rappida mind, sa võid mind rappida, sa võid nalja teha, mõnitada ja alandada, aga ma tulen ja söön su ära. 55, Markus, 4 punkti on vahet tegelikult ainult. Ma ei tea, kas siin tuleb ka mingi faktikontroll võib-olla teha siin. Jube väike on see vahe järsku. Vaata, kus hirm on see, mis mehe selliseks teeb. Ja Heiti on ka tuhast tõusnud, tema seis kõige rohkem punkte, kus 5-4 pani täppi selles voorus ja tõusis 53 peale, ehk siis ja Chris siis 52. Ma panin Nõmme Unitedi mööda ja ma panin ma panin Levadia võitma, jah. Ehk siis 3 tuli mulle. Jah, Levadiat ju ennustasid kõik võitma. Ja uue vooru ennustus siis 3 mängu. Ütle uuesti, mis see sinu ja minu vahe oli? 4 punkti. Ja mis kohal ma olen? Tagantpoolt on lihtsam lugeda. Ei, lõpetan nüüd ära. Ma olen eest, siis mis ma olen? Tagantpoolt 3. Ei, eestpoolt. Eestpoolt 1, 2, 3, 4, 5. 5, nii. Ja 4 punkti sinuga vahe. Sa oled endiselt esikohal või? Jah. Noh, selge. Okay. Ja uues voorus siis 3 mängu või uuel nädalavahetusel ennustada, kuna Flora ja Paide mängud lükati euro edu tõttu edasi. Kurevere Harju, esimene mäng. Ja siin, Markus, sul on võimalik jälle seda vahet vähendada. Sa võid Harju või? Mina panin Harju. Ja Viivatpet pani ka Harju kusjuures. Viiki ennustas Chris Ilves ja Kangur, Laura, Heiti ja Max ennustasid Kuressaare võitu. Okei. 2 ikkagi suhteliselt kehvas hoos meeskond hetkel. Päris raske oli ennustada, aga mina seekord läksin siis Kurepaati või tähendab Harjupaati. Trans versus Kalju. Siin nüüd keegi ei ennustanud Narva võiduseeria jätkumist ja kõik ennustasid Kalju võitu. Kuigi nagu ma juba kommenteerisin, siis väike tahtmine korraks äkki oli, aga kana, pabulaid täispüks ei julge riskida. Sinul või? No jah, endal. Ja Levadia United kõik ennustavad Levadia võitu. Kaarel, kuidas sinu ennustused läheksid siis antud hetkel? Ma paneks Kuressaare, Kalju ja Levadia. Et siin ma arvan, et läheksid nii-öelda selle mainstreami kaasa, jah? Ja selle Transil on veel vara vist. Kalju on liiga heas hoos, ma arvan, praegu ja liiga hea tunde peale, et vara on veel võib-olla Transil Kaljut võtta. Aga muus osas on. Fantasy ka võib-olla paar sõna, seal oli vist, ma ei tea, kogu hooaja kõige keerulisem voor, mida üldse ennustada on. Pidid ju prognoosima, et kes seal üldse mängivad, kes mitte Euroopa mängude järel ja seal ikkagi enamikul mängijatel läks ikka esi väga kehvasti, mina sain näiteks ainult 21 punkti, nii mu kapten kui ka varukapten ei mänginud üldse, said puhkust, eks ju, ja nii edasi, et seal oli ikkagi väga, väga suur lape. Siin 26, aga see on ikkagi alla keskmise. Näita ma punti, sa mängid seda, sina vaat samal ajal Täll uue tulijana, mis kohal ta on? Üleriigilises edetabelis. Ei, väga halvasti läheb mul. Ma olen selles mängus nagu stabiilselt halb. Vaata, kus kiitis liivakut ja endal on liivak pundis, on ju. Väga kaval. Kaarel Täll on siis maailmas 546. See ei ole nagu, see on umbes keskel. Natuke üle keskmise isegi. No jah. Aga tõesti väga raske mängud, aga mulle meeldib, ma ikka Premi oma mängin ja Sokkerneti oma olen ka alati teinud. Võtti. Loe rohkem Rauli neid soovitusi. Seekord ei olnud neid soovitusest midagi kasu. Ma ütlen, minu oleks väga kehvasti. Ülla. Et see oligi väga keeruliselt ennustatav voor, eks ju. Räägime natukene välismaa jalgpallist ka või ütleme välismaa teemadest, sellepärast et siin oli ju nädala sees päris korralik, ma ei tea, skandaal, selline tulevahetus piltlikult öeldes FIFA ja UEFA ja kogu ülejäänud jalgpallimaailma vahel. Ehk siis Gianni Infantino, FIFA president, ühel hetkel tuli siis, mitte ei tulnud välja, vaid tema eest tuldi selle plaaniga välja, eks ju. FIFA siin kritiseeris kõvasti ajakirjandust, kes tuli selle teemaga, või tõi selle teema veel väga toorelt päevavalgele, eks ju.
Ehk siis Kaarel, sina oled ennast väga hästi kurssi viinud sellega, ma tean, et sa võid võib-olla resümeerida, mis see siis... Ma ei tea, kas väga hästi kurssi viimine on õige sõna, aga kokkuvõttes mulle... ma ei tea, mingi lollust prooviti teha. Ühesõnaga, osa MM-finaalturniirist taheti erastada sisuliselt. Ja, et müüa nii-öelda tükikesi MM-i finaalturniirist erainvestoritele, huvitatud pooltele, et nemad saaksid hakata potentsiaalselt siis panevad raha sisse sinna ja siis hakkame rohkem välja võtma, mis see nagu nii-öelda, millest nagu liiga palju võib-olla ei räägitud, aga mis selline nagu tulevik võiks nagu tuua, eks ole, sellele võib tähendada, selline asi võiks viia vabalt selleni, et need erainvestorid, kellel on nüüd oma osake sellest, et hakatakse nõudma MM-i näiteks iga 2 aasta tagant või siis iga aasta, miks mitte teha iga aasta MM, et üks klubide MM, koondiste MM, klubide MM, koondiste MM, et sinna suunas ja selle kõige idee oleks ju ainult, eks ole, nii-öelda oma aktsiaportfelli laias laastus kasvatada. Et investoril ju kokkuvõttes jõuti mingi sihukese plaanini, vist päris suur segadus on sellega, et kes selle plaanini siis ikkagi jõudis, et kas see on nagu Infantino nagu mingi täiesti sooloprojekt või tal on oli seal FIFAs ikkagi nagu mingid kaaskondlasi. Selgus, et osa huvitatud erainvestoreid olid seotud Trumpi perekonnaga, et mis see taust on praegu laias laastus ikkagi segane. Ja vähemalt siis see läks nii-öelda hästi, et UEFA tõmbas kriipsu peale. UEFA tõmbas kriipsu peale, aga seda juba enne oli eeldada ka, et Aafrika ja Aasia... Mitte Aafrika, vaid Põhja-Ameerika ja Aasia, ma sain aru olid. Ja, Aafrikast oli vähem juttu vist. Aga laias laastus oli tunda, et see läheb vist nagu suhteliselt kiiresti. Seda üllatavam, et see plaan nagu... üldse olemas oli, et seda niimoodi hakati tegema, sest et tegelikult Infantino on just selline inimene, kes päris hästi tunnetab seda ülemaailmset fooni. Ta ju, eriti hästi ta tunnetab nii-öelda oma väga suuri poolehoidjaid, eks ole, keda on väga palju. Siis veider asi. Meenutas natuke seda Superliiga teemat, et kuskilt tuldi välja plaanile tõmmati ruttu kriips alla, aga mingil põhjusel selliseid plaane katsetatakse. Ehk siis tegelikult see mingisugune tunnetus, ega need ei ole lollid inimesed, kes on neid plaane katsetanud. Nad tahavad proovida ära, siis nad saavad piisavalt, praegu said tagasiside selle kohta, et 100+ riiki on kohe vastu. Järelikult tuleb seda plaani timmida ja siis mingil hetkel uuesti proovida välja tulla. Et ma arvan, et see ei tulnud Infantinole või sellele pundile üllatusena, et see praegu läbi ei läinud. Aga see, mis nad nüüd nagu see tagasiside saavad sellest, see võib olla nende jaoks jälle kasulik tagasiside. Lihtsalt oluline oli märkida ju see, et FIFA nagu, kuidas ta üritas seda liikmesriikidele ju maha... pakuti 2,5 korda rohkem raha, on ju? Mis see summa oli? 20. See oli tegelikult kokku 40 miljonit, 20 miljonit põhimõtteliselt kohe. 1. jaanuaril oleks üle tulnud laias laastus 20 milli. Eesti jalgpalliliidule, Saksamaa jalgpalliliidule, Portugali jalgpalliliidule. Ja just nagu väikestele jalgpalliliitudele on see nagu väga suur raha, Saksamaa jalgpalliliidule on see ka raha. Väiksemaid jalgpalliriike on tohutult palju rohkem kui suuri. Just. Kelle see 20 miljonit on suur raha? Ja siis oleks olnud see edasine, see järgmised 20 milli oleks tulnud mingisuguste tükkidena nagu sarnased nagu praegu, aga lihtsalt suuremate tükkidena oleks tiksunud. Et kui spekuleerida, mida Eestis teha 40 miljoniga, siis igasugu asju saaks teha. Ja praegu jalgpallit saab sellest sama... Paar miljonit aastas. 2 miljonit aastas äkki on FIFalt, jah. Aga ütleme, Mihkel Oibolega põgusalt rääkisin ka, siis ta ütles, et neil tegelikult oli nagu kuskil paberi peal oli nagu idee poolest valmis mõeldud, mis selle rahaga teha saaks nagu. Seal oligi A. Le Coq Arena hübriidmuru, A. Le Coq Arenal tahetakse välja vahetada valgustuseks, mis praegu on vanakooli lambid põhimõtteliselt. Ei ole LED-lambid. Sportland Arena saaks põhimõtteliselt välja ehitada, väga palju asju saaks ära teha, mis oleks nagu kindlasti
tore Eesti oota, kui palju eest? 40 eest või mis summaga seal arvestati? Ma ei tea, kas see oli 20 või 40 eest, aga ega see on juba suurusjärk, kuhu Eesti-sugune punt saab uue staadioni ehitada. Põhimõtteliselt jah. Aga ma hakkasingi korra mõtlema selle jutu peale, et mida Liechtensteini jalgpalliliit 20 miljoniga näiteks teeb või 40 miljoniga, et kuhu nad selle raha panevad? Staadionid ei mahu rohkem riiki. Nagu mingist piirist ju tuleb mingisugune nagu või nagu tuleb mingi mõistlik sõna otseses mõttes pott hakkab üle ajama. See konto on täis, hakkab üle ajama. Kas sa know-how ja tarkus ei võta ruumi, aga maksab raha, et see on alati võimalus põhimõtteliselt stiilis nagu Katari inimesed mõtlesid, et tahaks häid noori kasvatada, siis loodi Aspire Academy, kuhu palgati tööle ainult Barcelona La Masia treenerid ja läks paar aastat mööda, võideti, natuke rohkem kui paar aastat mööda, võideti Aasia meistritiitel, et know-how'ga saab teha igasugu asju ja see ruumi ei võta. Aga see MM vist nagu rahaliselt ületas nagu igasugused ootused, seal täitsa kolossaalsed numbrid on läbi käinud. Täitsa mingi ulme, räägite 15 miljardit kasumit lihtsalt ühe turniiri pealt või mingi... Nagu kasumist või... Number see, kas tulu või kasum või... Ei no tulu ja kasum. Kas see mida genereeriti seal või läbi käis või? Hirmsad numbrid ja tegelikult saaks FIFA... See on ka nagu suhteliselt õige jutt, et neil on nagu, see reserv on FIFAs nii suur, et kui nagu peaks olema huvi alaliitudele rõõmu pakkuda ja nende mingis mõttes kaudselt nende hääli osta, eks ole, siis sa võid selle 40 miljonit kõigile ikka laiali jagada. Mitte midagi ei juhtu. Keegi ei pane tähele ka seda tegelikult. et müstilised organisatsioonid, müstilised inimesed, keeruline nagu seisukohta võtta, et kust maalt nagu jookseb mingisugune aktsepteeritav idiootsus ja kust maalt läheb nagu üle piiri nagu. Aga kogu selle asja ikkagi lõppjäreldus on see, et Infantino tool natuke ikkagi vist löödi kõikuma nüüd. Ma ei tea, kui tõenäoline või realistlik see nüüd on, et ta mingi hetk nagu päriselt maha võetakse. Aga mingisugused jutud ju ikkagi käivad, eelkõige muidugi siin Euroopast, et äkki ikkagi peaks midagi ette võtma, aga see tundub nagu nii ebarealistlik, et keegi hakkaks nagu FIFA presidenti nagu niimoodi otseselt häältega kukutama, et teades, kui palju hääli on igasugustel nendel väikestel Aasia ja Aafrika pudinatel, kes võib-olla toimivad natuke teistsugustel alustel kui siin Euroopa väga väärtuspõhised riigid on ju suured riigid, et see keeruline poliitiline maailm. Ja selle juures ikkagi selles võrrandis see ei saa tulla ka Infantinole, ei tule see praegu üllatusena, et ta nagu see plaan läbi kukkus ja et see tema tooli kõigutab. Ta pidi seda teadma selles mõttes, et tema ega see tiim ei ole nii lollid. Aga ma arvan, et selle nagu lõpliku nagu vastuse me võib-olla saamegi natuke hiljem, nagu, et mis selle veel nagu seal taga kuskil on või miks ta otsustas MM-i järel nagu midagi siukest teha üldse. Ja seda vastust ma ei tea, miks ta otsustas. Sest et kindlasti ta teadis, et see ei lähe läbi ja kindlasti ta teadis, et see kõigutab. Aga miks just nüüd? Ma arvan, et tulevik annab vastuseid selles osas. Mingeid häid nagu mingi poliitiline võitlus, mingisugune midagi seal kuskil on. Nädal loetum uudis oli meil siis, ütleme, mida uudiseks lugeda, et need euromängude ülekanded kindlasti olid natuke suurema, aga ütleme uudisena oli siis Göteborgi fännide lõhkumine, mis seal oli väga, väga palju huvi pakkunud inimestele. No meie saime oma silmaga, nagu sa mainisid, käisime vetsudest läbi. Jah, käisime täna hommikul läbi ja endiselt oli isegi pekstud. Lagi oli maha kistud. Seal oligi tegelikult... Peamiselt oligi nagu lagi maha kistud. Me hakkasime ka samal ajal seda sama mõtlema, et tegelikult kui palju seal nagu reaalselt seda, ütleme, rahalist kahju nagu tekitatud on. Et see riplagi, mis, ma ei tea, kui palju see üks mingi ruut maksab, mitte väga palju ilmselt. No see oli lahti kistud, seal tegelikult midagi katki polnud tehtud. Selles mõttes, et need siinid olid alles ju lahes. Ei, need siinid olid ikka väga kõverad seal. Oli ta? Need tuleb ikka uued, aga need uued siinid on plekist siinid. Plekist peeniksed, et nad on paigaldamise vaevsil just, on ju. Ja need paneelid ka ilmselt pannakse uued, on ju, ja see graffiti tuleb sealt maha kraapida, seal olid mõned WC-potid olid segamini. Graffiti maha võtmine on tegelikult suhteliselt tüütu üritus. Töötunde ja ainet
kulub, füüsilist jõudu ka. Jah, et see eks ta kõige rohkem sellest ikkagi maksab lõpuks inimeste töötunnid, mis kuluvad selle asja nagu normaalseks taastamiseks. Sest et see ei ole, me ei räägi peldikutest, seda graffitit on ja laga on igal pool mujal ka koridorides. Ja linnas ka. Ja tegelikult, mis kuhu ma tahtsin jõuda? Kokkuvõttes jah, et võib-olla see väga suur rahaline kulu ei olegi, aga seal kindlasti saab neid arveid suuremaks kirjutada, et... No vastavalt Rootsi hindadele. et rootslaste kulul saame siis 2 uut WC, et neljapäeval on siin Rapidi fänne oodata, ma ei tea, kas need jõutakse nii kiiresti, kas on mingisugust turbotöötajad kuskil valvel neid asju kohe uuendamas, et 2 WC-d on täitsa korralikult, 2 WC-d jäeti 1 tükki, seal just natukene ainult soditud, aga 2 tükki olid suhteliselt segipekstud. Ma nägin ka kuskil internetifoorumites või kuskil sotsiaalmeedias vist jäi silma, et keegi arvas, et need pildid on AI-ga tehtud. Sest ma hakkasin ise ka mingi hetk vaatama, et suhteliselt selline mulje võis küll jääda, et nagu lihtsalt umbes ütled AI-le, et siin on WC, et tee niimoodi, nagu saaks segi pekstud. Aga tegelikult ikkagi oli täitsa päris. Ma ise käisin, ma käisin seal neljapäeva õhtul vaatamas ja see oli nagu päris siuke selline naljakas tunne oli sees, vaatad nagu, ma nägin nagu enne mingit, sain nagu infot niimoodi on, nägin mingit kiiruga pilti kellegi telefonist, tegin ukse lahti, ise vaatasin, et kurat, ongi nagu. Mõjuvaba, jah. Ja, nii palju tüütud tööd inimestele tekitada. Ühes Targod ja kõik siin peavad nagu turbokiirusel tegelema mingisugust igasugu juraga lihtsalt. Muulgas, eks ole, tuleb täita kõik võimalikke neid pabereid, et saada UEFA-sse ja klubile ja politseile ja et see rahaga tagasi tuleks. Need ei tule niisama, sa pead kõik nagu dokumenteerima. Ka see on töötunnid, mis maksab. Ja seda, et see on ka nagu... Aga mis need vaatajate numbrid olid? Näiteks Levadia mängul, kui 8000 oli staadionil palju, siis või seda said tea? Unikaalseid oli ikkagi 5-kohaline arv. Üle 10 000? Üle 10 000 ja mitte vist... Jah, üle 10 000, ma täpselt arvu ei mäleta. Aga ikkagi oli. Jah. Meil on kuulaja küsimusi ka hunnikust tulnud ja alustame Mattiase küsimustega. Ta saad eelmisel esmaspäeval tegelikult 3 väga pikka küsimust, millest kõiki me ei hakka praegu ette lugema, võtame neid vast ükshaaval siin järgmises saadetes ette. Ja esimene küsimus puudutab siis kuulsat Arsene Wengeri seda, mis on see eesti keeles, päevavalguse ideed reeglimuudatuse osas suluseisu mõttes, eks ju, et mitte siis, kui praegu on see, et sul peab, nagu me teame, nagu suluseis on, eks, kui midagi on eespool, siis on suluseis. Aga selle Wengeri mõtte järgi on siis see, et selle, ütleme, ründaja ja kaitse vahel peab olema siis nii-öelda vahe sees reaalselt, et oleks suluseis. Et kui mina olen natukene sinust eespool ründajana, siis see ei ole veel suluseis. Suluseis on alles siis, kui ründaja nagu täiesti eespool on kaitsest, kui seal on nii-öelda päevavalgus 2 vahel. Et küsimus on siis see, et kas selline reegli muudatus tooks päriselt kaasa rohkem ja kvaliteetsemaid väravvõimalusi või kohaneksid meeskonnad kiiresti madalamal bloki ja ettevaatlikuma kaitsemänguga nii, et muutuks pigem mängu kuju kui selle tulemuslikkus. See huvitav küsimus, minule esiteks, ma tahaks ära mainida, mulle see reeglimuudatus üldse ei meeldi või nagu, see kuidagi mingi põhjendus oli, et siis hoiab need mingid napikad suluseisud nagu ära, aga tegelikult me ju lihtsalt muudame seda kohta, kus seda mõõdetakse, et see endiselt on ju, sa võid olla napilt mitte suluseisus või sa võid olla napilt või mitte napilt suluseisus endiselt. Ma nagu seda põhjendust ülegi väga kuulnud, ma olen aru saanud, et Wenger ja kes seda iganes pooldavad veel, et ikkagi idee on selles, et tekiks rohkem lahtist mängu ja rohkem väravaid. Nagu, et ründajatele antakse edu ja kaitsjate elu tehakse raskemaks, lootuses rohkem väravaid saada. Et kas see tähendaks... Kas siis tuleb või ei tule? Kas see tähendaks madalama liiniga üldist mängima hakkamist? Ei, vaevalt. Liini tegemist, see ei tohiks küll mõjuda. Nagu liini toimimist, see küll ei mõjuta, mis reegli järgi suluseisu võetakse. Mingil määral ju ikka ei ole. Natuke ikka, ma arvan, eks nagu mõjutaks. Ründaja saab lihtsalt ruumi juurde sulle sinu selja tagusesse maailma. Eks siis sa nagu ikkagi intuitiivselt tahad ju
seda ruumi väiksemaks teha ja tal oleks kitsam ja vähem ruumi joosta. Ei, ma ei usu, et see muudaks. Aga ei ole vaja sellised muudatusi. Sellist reeglimuudatust ei ole vaja, see ei lähe läbi. Ja... Minu meelest on nonsense muudatus selles mõttes, et ma ise pakuksin, et suures, ma ei tea, mille pealt nad võtavad seda, et võiks hakata rohkem väravaid tulema või ründajatel, aga ma arvan, et see tegelikult ei too kaasa seda. Lihtsalt muudame reeglid sellepärast, et midagi oleks muudetud ja siis lõpuks on jalka suht samasugune edasi. Et ma ei tea küll, et see midagi head tooks. Rasmus küsib, kui oleksite Paide turundustiim, siis kust teeksite Christopher Käidiga pilte tema ülemineku väljakuulutamise juures ja miks just Flora ja Levadia kodustaadionil? Ehk siis selge viide või torge sellele, et Christopher Käit Paide vängena välja kuulutati ja pildid olid siin samas A Le Coq Arena'l tribüüni peal tehtud. Tehti Eesti koondise kodustaadionil pildid. Koondisesest. Ja Paidel on ju siiamaani veel see kontor asub neil A Le Coq Arena'l. Kodumängu mängivad see nädal siin. Tallinna kontor on siin, jah. Jah, sel nädal kodumäng ka siin. Potentsiaalselt või teoreetilise põhjendus on üsna palju, mis saaks välja tuua. Päris maailmas see põhjendus tõenäoliselt on väga lihtne, et lihtsalt oli vaja Tallinnas pilti teha ja sattus, et teeme siin ära, sest kontor on siin. Ja ideaalis nad ikkagi promovad väga oma Paide kodu ja seda, mis seal on ehitatud ja vaeva nähtud. Aga nägin ka mina mitmel pool neid, ütleme, ilkujaid, kes viitsid kohe, et miks te nagu suurimate konkurentide kodustaanil teete pilt, et veider ei ole või? Aga noh. Eesti Jalgpalliliidu staadionil. Ilmselt kogu see ressurss, vaev ja asi läheb praegu sinna euromängudesse, pluss koduliiga, pluss reisimised, pluss organiseerimine, pluss kõik see muu, et lihtsalt teeme kiirelt selle pildi sinna, näed, lähme siit kontorist rõõdu uksest välja nagu Sokkernetigi kontor nüüd. Lähed siit välja, siis oledki A Le Coq Arena tribüüni peal ja teeme pildi ära rahumajas. Ilkumiseks tore küll, aga tegelikult ei ole nagu suurt midagi ilkuda, ma arvan ka nagu, et lihtsalt... Aga Käidi toomine Paidel kindlasti huvitav täiendus, et väga hea täiendus. Keskkaitsed on nagu aeg-alt olnud sellised murekohad ka Paidel sel hooajal ja nüüd on üks noor poiss seal juures, kes võiks neid murekohti natuke lahendama hakata. Paide jaoks on see väga hea. Käidil ikkagi lootsin, et läheks välismaale, aga noh, Paide sai endale väga hea mängija ja arvestades, et neil need välismaalased, kes seal keskkaitsest kohati möllavad, siis ei ole kuigi stabiilsed. Ma ei ole õieti teda näinudki mängimas Eesti kõrgliigas, nagu ma ei oska hinnata. Ta ei olegi väga mänginud. Kalevis mängis siin paar väga tagasi, et kus oli see väga kehv Kalev, kus ta väga kui terav pliiats ta on. Roosad pantrid küsivad, miks Sokkernet ei varja ultrate nägusid? Ma ei tea, kas siis ülekandes või fotodel, aga ma tahaks vastu küsida, et kas see peaks nagu meie asi olema neid nägusid varjata, et kui ultrad tahavad oma nägusid varjata, siis nad varjavad neid ise. Kas kuskil meedias, kuskil on levinud see, et... Selgita mulle, miks neid peaks varjama? Ma ei tea, seda peab nende käest küsima, aga ega selles samas ultrakultuuris on ju ultrad ei taha ju selles suhtes, et nad ei taha, et neist pilti tehakse. Siis nad panevad endale ju maski näo. Aga ma ütlengi, et see on ju nende asi, et kui sa ei taha oma nägu näidata, siis sa paned endale mingisuguse asja ette sinna. Et see nüüd küll Kas mingi inglise tabloid siis, kui ultrates teeb pilti, kas siis udustab pildid ära või? Ma pole näinud küll. Ei ole. Pigem on see, et neil on mingid mütsid ja prillid ja siis on see rätik. Me ei ole kordagi küll mõelnud, et me peaks ise seda tegema kuidagi. Kuidas ma teen vahet, et milline Roosa Pantri inimene on fänn ja milline on ultra? Ma ei tea, mulle tundus, et see küsimus puudus neid Göteborgi tüüpe ilmselt. Okay. Kaljufännid on kõik umbes nagu pidi tuttavad, et seal ma võib-olla ei oskaks, äkki ma olen nagu loll, aga ma ei oskaks siin ka vahet teha, et milline mees on fänn ja milline inimene on, või mees või naine siis, milline on ultra. Soovitus, kui sa ei taha oma nägu näidata, siis pead ikka ise siis pead ise ära peitma. Väga huvitav küsimus, poleks ise selle peale tulnudki. Kaspar küsib, kuhu Alex Mattias Tamm on kadunud. Kadunud ei ole kuhugi. Täna tuli lugu. Täna oli lugu temaga ka väljas, et Sloveenias ikkagi natukene oli siin vigastatud ettevalmistuse ajal ja seetõttu siis ei ole seal pildil nii palju olnud, aga Olympia vahetus jälle peatreenerit on ju Tammel siin viimase aasta jooksul mingisugune 8 peatreener äkki. Ta käis ju seal Šotimaal ka, kus mitu peatreenerit oli. Ja siis on Gunnari küsimus lõpetuseks, kuidas Kaarlile Sokkernets meeldib, kas on aklimatiseerunud?
tänan küsimast. Inimesed on toredad, sisseelamist on nõudnud. Mul on võib-olla üks huvitav asi, mis ma nagu millegipärast esimese hooga ei tulnud selle peale, et kui siin Levadia mängule seda ülevaadet kirjutasin, see luup peale formaati, siis mingil hetkel mõtlesin, et kuidas ta nii raskelt tuleb ja siis tuli kuidagi endale ka meelde, et tegelikult pole nagu umbes 5 aastat midagi sellist nagu teinud, et ma pean nagu selles mõttes see sisseelamine on võtnud küll, et ma olen alati töötan nii-öelda nagu kirjutajana, vahet pole, kus ma olen midagi teinud, kirjutamine on olnud päris suur osa tööst, aga nüüd tuleb nagu need ütleme, tuleb nagu vormi ajada, ehk siis mul on nagu, ma natuke tunnen, et mul käib praegu pre-season. Ole aus. Sa kirjutasid seda luup peale või mis see luup peale asja on ja kuklas tiksus. Sahhovaiko ka loeb seda. Ma arvan, et see on okei, et siuke asi kuklas tiksub. Eestis kõik loevad seda, selles mõttes, et see peabki, mingi asi ikka tiksub kuklas ju. Ei ole ainult nii, et jalgpallurid ja treenerid ei loe. Kusjuures nad kuulavad seda saadet ka ja nad on alati kohal. Ei, ikka. Aga muidu ma arvan, sisseelamine on lahe ja töö on lahe ja idee siin toimetada on lahe. Lihtsalt tuleb ennast, kusjuures peab ennast nagu paremini vormi saama. Nii et korralik treeninglaager tuleb korraldada. Mingi treeninglaager, jah. Graafikut tehes siis tean arvestada. Jah. Aitäh Gunnarile huvitava küsimuse eest. Oot nii, aga meil on aeg sellele saatele joon alla tõmmata. Nädala keskel siis juba taas euromängud, Paide ja Rapid siis nagu öeldud, A. Le Coq Arenal, piletid, tulge vaatama, neljapäeval kell 7. Neljapäeval siis mängib ka Flora võõrsil, nii et euromänge on meil tulemas sel nädalal ja nädalavahetusel ka Premium Liiga, nii et kohtume järgmisel nädalal. Tšau, paka!